No tere, Laura. Tere, tere, tere! Kuidas sul läheb? Imeliselt. Kõik on suurepärane. Siis on ju väga hästi, kui kõik on suurepärane. Sina siis jäid mulle silma esimest korda, kui sa käisid seal selgeltnägijate tuleproovis. Mhm. Ja sealt siis jah, sa tegid seal ka neid katseid ja igasuguseid asju ja nüüd sa oled hoopis teistsuguse elu peale ümber läinud. Mul tekib kohe küsimus, et kuidas ma sulle silma jäin. Ma ise ei ole neid osasid vaadanud. Mhm. Mul oli liiga cringe, ma olen vist 3 osa näinud. Ja ma tundsin nii suurt nagu faili, et ma olin nii, ma ei saanud hakkama oma asjadega nii, nagu ma oleks soovinud või eeldanud endalt. Et ma ei tea, kuidas vaataja silmas No tundus. vaataja silmas, kui mina seda vaatasin, kaks asja oli. Üks asi oli see, et sa olid nagu hästi kõige noorem seal. Sa tulid nagu, Mhm. tundus niimoodi, et teistel on nagu rafineeritud skill'id, et mida nad on mingi aastaid teinud ja nad oskavad, neil on mingid oma meetodid, aga sa tuled ja nagu teed tunnete pealt seda asja. Et see Mm. oli nagu huvitav. Ja siis teine asi on see, et noh, kuna mu naine oli kuskil sinuga koos juba kunagi olnud, siis oli, et ta teab sind ja siis Mhm. noh, sa olid juba Aga nii-öelda. tekkis davai, et go Laura või? Ja just, et noh, siis oli juba kellegi poolt nii-öelda alla. aga, aga, Jaa, aga mega. äkki sa tahad rääkida sellest saatest endast, et kuidas sa sinna sattusid üldse ja mida sa seal tegema üldse pidid? Mm, see oli hästi huvitav. Põhimõtteliselt ma julgen rääkida avalikult kanepi kasutamisest, et ma Mhm, olin seda teinud. Tänaseks enam ma ei kasuta ühtegi asja, aga siis omal ajal ma seda palju tegin ja see nagu, kui ma seda suitsetasin, siis mul tekkis sihuke tunnetus teistest inimestest, ehk siis ma too aeg sõnastasin seda, et ma näen nagu kellegi maske või et nad ei ole päris nemad ise või nagu midagi on nagu viltu, onju. Ja too aeg ma olin nagu ühest hipist boyfriendiga nagu suhtes, et ta oli nagu sihuke hipi ja siis ta tutvustas mulle seda energiaid ja tšakraid ja vaimset kogu poolt ja ma olin nagu mingi vau. Ja siis ma kuidagi nagu alati suitsetasin kivi ja siis ma alati vaatasin ja analüüsisin, et miks need inimesed ei ole nagu nende täispotentsiaal. Et ma tahan teada nagu ja siis mind täiega huvitas, et kuidas nad seal nõiasaates seda asja teevad. Ja siis ma nagu kräkkisin läbi selle ära, et ma sõnastan seda niimoodi, et ma nagu tunnen teise inimese energiat, ehk siis ma võin tunda neid tundeid, mida sina tunned või keegi tunneb. See on see, mille peale ma nagu, kuidas ma tegutsen, et see on nagu sihuke empaatia või nagu oskus, et sa lähed nagu teise inimese olekusse ja siis sa suudad ära kirjeldada, ma suutsin ära kirjeldada inimeste elulugusid ja asju, millest nad nagu ei olnud mitte kellelegi rääkinud. Et siuksed, kui ma seansse tegin, et nad olid nagu, kliendid ütlesid, et kust sa sihukest informatsiooni tead või võtad, on ju, et aga minu jaoks see kuidagi tuli hästi nagu tunne, et mul tekkis sihuke samastumine või tunne selle inimesega. Ja siis, kui ma sellest aru sain, kuidas see töötab, siis ma olin nagu davai, ma pean sinna saatesse minema. Lihtsalt sellepärast, et see tundub nagu koht, kus ma sain aru, kuidas nad seda teevad, ma tahan seda teha, on ju, sest ma olin sihuke fännigirl olnud titest saati, et minu emapoolne ja kasuema, siis isa nagu uus naine või noh, vana naine, uus naine, ehk siis, et nemad on mõlemad nagu selle maailmaga tegelikult huvitatud. mu ema tegeles feng shui'ga ja siis ma mhm. sain tarokaardid endale ja ma ei tea, ma kuidagi hästi palju oli seda kuidagi naiste poolt just suunatud, onju. Ja siis ma kuidagi läksin sinna vaikselt eluliselt sisse ja see tundus kõik minu jaoks hästi nagu loomulik osa seda nagu teha ja minna ja olla nagu. oota, aga Ja kas siis siis, ma läksingi, ma kas, kirjutasin lihtsalt neile Facebookis, et kuule, tuleb saadet või? Siis ta ütles, et davai, tule osale, et me just hakkame hooaega tegema. okei okay., aga kas sa siis olid kivis iga kord, kui sa seal saates olid või? Ei. Eks selleks ajaks ma enam ei suitsetanud, eks ma suitsetasin hästi palju, siis kui ma olin nagu mingi 17 äkki või ja 18, siis ma jäin rasedaks, siis ma lõpetasin absoluut kõik ära, Mhm. sest sa ei saa nagu ja nii edasi ja siis ma olin juba pereinimene ja aga ja niimoodi, et ma tahtsin nagu tegelikult seda teha, sest tundus, et nagu see annab, aga ma ei teinud, ma ei saanud teha nagu tuossa lapse kõrvalt ja nagu
kõik sihuke, et aga siis see nagu oh, võime sul nagu, sa õppisid seda nii-öelda kasutama siis ka, kui sul ei olnud nagu mingis olekus nii-öelda. see oli harjutamine. Ehk siis alguses see tuli läbi kivi, siis ma olin rasedaks, ma ei saanud midagi teha ja ma tahtsin seda osata, onju. Ja ma hakkasingi niimoodi tegema, ma kirjutasin Facebooki mingi suvalise postituse, et ei, ma teen mingeid teraapiaid, anna mulle 15 eurtsi, las ma harjutan. Ja siis inimesed lihtsalt tulid ja ma nagu tegin neile mingit seanssi. Ega ma ise ka aru ei saanud, mida ma teen, onju. Ma lihtsalt üritasin, ma proovisin, ma tunnetasin, onju, et ma tahan harjutada ja siis ma nagu hakkasin Instagramis seda tegema mingi aeg hiljem ja siis sealt tuli juba mingeid jälge, et ma nagu rääkisin nendel teemadel. Siis inimesed, ma olin õigel ajal õiges kohas, ehk siis see just oli popp teema Eestis, et seda ei olnud veel nagu neid Instagramis siukseid nagu New Age'iga tegelevaid inimesi väga, siis mul tuli väga palju follower'e väga kiires ajas. Ja siis sain sealt kliente saama ja siis see kuidagi ühel hetkel ma olin juba selgeltnägijate tuleproovis, sest ma olin saanud juba päris palju harjutada. Et enne seda see oligi hästi sihuke poole aasta pikkune äkki harjutamisperiood. Noh, see ei ole väga pikk aeg tegelikult, aga kuna see oli olemas, siis tekkis see enesekindlus, onju. Mis muredega inimesed tavaliselt tulid sinu juurde, et nagu mis see tüüpiline asi oli, mida inimesed tulevad otsima nagu selgeltnägijat? No mina, kuidas ma ennast turundasin, on see, et sa ei ole täna oma täiuslikus minas, oma parimat elu sa ei ela, onju. Sinu sees on mingid traumad, mingid kohad, mis vajavad lahendamist ja selleks, et sa jõuaksid oma unelmate ellu, sa pead oma kõik traumad ära lahendama ja siis sa oled happy ja see on kõige suurem vale, milles ma olen eales elanud. Kui sa ei usu täna seda, siis tea, see ei ole tõsi. See ei ole niimoodi, et ma võtan kõik oma sõnad tagasi. Aga sealt tulidki. kas sa arvad siis, et täna nüüd, kas sa arvad siis, et nagu et kui inimesed ei pea oma traumadest lahti saama, et olla nagu paremas kohas oma elus? Ma lahendasin oma lõpmatus koguses traumasid 5 aastat ja ma lõpetasin mentaalse katastroofiga. Nagu ma olin nii katki, et see ükski trauma ja terapeut mind ei suutnud enam aidata. Ja ma olin nagu igatepidi katki, mu elu oli katki, mu suhted, mu lähedastega on katki. Siis Kristuses räägitakse, siin natuke katkes, jah. Nii, kas sa nüüd kuuled jälle? Jaa, sa katkes sealt, kus kõik oli katki. Ahah, kõik oli katki, onju. Ehk siis mulle meeldiks tuua nüüd siukse võrdluse korraks kristluse juurde, et kristluses öeldakse, et devil või see kurjus, ta tahab sind hävitada ja sinu elu hävitada, et sa jõuaksid sinna kohta, kus sa oled katki, kus sa oled rahatu, sa oled abitu, sul ei ole suhteid, mul olid halvad suhted oma vanematega, väga halb suhe enda sise, mul oli sihuke, sa tunned sihuke kurjus või valu, mingi vastik asi käib sinuga kaasas, sa ei saa sellest needusest nagu lahti. Mul olid oma lapsega halvad suhted, mul olid suhted nagu meestega, ma ei suutnud luua ühtegi tervet nagu suhet. Täna ma olen maailma kõige õnnelikumas suhtes ja rahaasjad, siis see on see, mida see vaenlane või see kurjus, devil nagu ta tahab sult nagu röövida kõik. Ja spirituaalsus ongi see, et see avab ukse teispoolsusele, mille läbi sa saad lasta selle kurjuse oma ellu, aga ma ei teadnud seda. Ja see vale, mida ma uskusin, on see, et mul on vaja trauma lahendada selleks, et ma saaksin olla oma unistuste mehe. Mul on vaja trauma lahendada, et ma saaksin oma rahaasjad korda. Mul on vaja trauma lahendada, et ma saaksin oma ema-isaga suhted korda, kõik asjad korda. Ehk siis ma lõpetasin kõige traumatiseeritmuses kohas, nii et ma lõpetasin oma ema kodus. Mul ei olnud raha, et üüri maksta. Mul tekkisid võlad, ma ei suutnud oma makseid ära nagu teostada, onju. Tekkis maksuhäire ja ma olingi lihtsalt oma ema kodus ja mul ei olnud sentigi raha, et süüa osta. Ma varastasin tema rahakassast 2 eurosed käia nagu süüa ostmas. Ehk siis see on nagu ülilappes, vaata, siis sa oled nagu teinud karjääri, särki-värki ja nüüd saad nagu oma kodus ja sul pole raha, et süüa osta, onju. Ja siis ma mõtlesin, et nagu mine kanni, nagu kust otsast see on nagu mida ma lahendan siin veel, nagu mis trauma see on, vaata. Aga see ei olnudki trauma, see oli
ma ütlen, see on kuri vaim, see on siuke devil, see on, võid öelda saatan, võib-olla mõne jaoks see kõlab ülihirmutavalt, aga on olemas halb ja on olemas hea ja see oli võtnud minu elust nagu võimuse, sest see kurjus tahab, et sa võtaksid, ta viib su elu nii hullu kohta, et sa lõpuks tahad võtta endalt elu, vaata. Sa võid teha mida iganes, võidelda nii palju vastu, kui tahad. Ma proovisin tööd, igasuguseid asju, aga kuidagi kõik läks kogu aeg valesti, et mina oma jõuga sellest oma sitast lahti ei saanud, vaata. Ja kuidas ma jõudsin kristlusesse, ongi see, et ma helistasin ühele vanale spirituaalsõbrannale, et joo, mul on jälle siin mingid traumad ja asjad ja mul on vaja lahendada mingeid asju, et nagu mul on vaja elu korda saada, et ma ei viitsi enam, onju. Ja siis ta oli nagu mingi, et Laura, et mul oli laps suremas, ma ei manifesteerinud seda. Ja ta ütles, et Laura, tead, et ma olen nagu, mul oli 2-kuune laps või noh, selleks ajaks ta oli juba vanem. Ma ei ole manifesteerinud, ta oli haiglas, ta oli suremas, ta laps oli suremas 2-kuune nagu vastsündinu, ei tohiks nagu midagi olla viga. Ja ta lihtsalt, kuna tema on soomlane, siis Soome kultuuris tegelikult räägitakse rohkem nagu Jumalast ja Jeesusest ja sellest nagu kooliga nagu kõik, kes koolis käivad, nad käivad ka tegelikult osaliselt siukses ristimise värgi läbi, onju. Ja tal tuli meelde see, et okei, ta peab Jumala poole pöörduma, tema ei saa hakkama, vaata. Siis ta palvetas, ta läks kirikusse, lapsest palvetati ja imeväel see laps pidi ära surema. See laps nagu jäi ellu, sest ta pidi ära surema. Arstid ütlesid, et ta sureb ära, vaata. Ja ta oli nagu mingi okei, mis iganes kurjus see olnud, tema jäi kirikusse ja peale seda ta sai nagu oma elu korda. Et tal olid suhted mehega oli halvasti, hakkasid paremaks minema, asjad saaksid korda, vaata rahaasjad korda. Ma olen nii põhjas nagu vahet ei ole, ma lähen kirikus. Mul on vaja muutust, onju. Mul ei ole midagi kaotada. Ja siis ma siis ühel mingil lambisel kolmapäeval vihma täiega veel sadas mingi läksin. Ma käin täna Toompea Nelipühi kirikus, see on siis Toompeal ja ma läksin sinna Toompeale, seal on see Kaarli kirik, üritan sinna minna, no uksed lukus lihtsalt. Siis ma hakkan nagu kõndima sealt, seal on see mägi üles on ju, saad sinna Vene kiriku juurde sinna ülesse, kes teab Tallinnat. Siis ma kõnnin sealt mäest ülesse, seal on nagu väike silt. NK ehk siis Eesti Kristlik Nelipühi kirik, trepist alla ma nagu, mis kirik see on mingi mõttetu maja nagu, see ei ole Never kirik, see ei näinud välja nii ilus uhke nagu kirik on ju. Siis läksin sinna Vene kirikusse, see on ka kinni, siis lähen sinna, kus see Vabaduse rist on, ei ole Raekoja plats, vaid see Vabaduse plats, jah. Vabaduse väljakule ja see on kirikus, see on ka kinni, kõik on kinni, mõtlesin, mis mõttes, ma läksin tagasi sinna mõttetusse majja, siis mulle öeldi, et tuleb pühapäeval tagasi, siis ma tulin pühapäeval tagasi ja samal pühapäeval ma sain päeva ja peale seda päeva ma jäin sinna käima ja sellest hetkest alates ma sain sellest mingist kurjusest vabaks, mu elu asjad läksid korda. Sa läksid pühapäeval uuesti kirikusse, on ju, sai päästetud seal, nii edasi ja siis jah, kuidas see elu asjad läksid paremaks. Ehk siis peale seda, kui ma päästetud sain, siis 1-2 imeväel, see ei tundunud reaalne, see tundus väga unreal, aga mu elu hakkas nagu paremaks minema, et kõigepealt mu vaimne tervis läks korda, ehk siis ma käisin, see oli ka pühapäev kohal, ma ainult nutsin, see kõik, mis nad rääkisid, tundus üliloogiline, ma nagu tean seda, aga ma ei tea, miks see puudutab. Ehk siis ma olen ka teraapiaseanssidel palju nutnud, aga see nutt oli teissugune, et see tuli nagu sellest, et Jumal sind päriselt puudutab ja armastab. Ma sain nagu esimest korda elus tunda seda päris sügavat armastust, kuidas seda öeldakse, et spirituaalses maailmas seda kutsutakse ka nagu siukseks päris armastuseks või nagu tingimusteta armastuseks, sellest palju räägitakse spirituaalses maailmas, tingimusteta armastus, seda ja täda. Aga ma ei suutnud tegelikult seda kunagi nagu kogeda ja seal ma sain selle suure puudutuse, mind hoiti ja mitte keegi inimestest seda nagu tuleks või teeks, vaid nagu Jumal isiklikult, sa nagu koged seda reaalselt, kuidas see puudutab sind. Ja siis mul hakkas 1-2 nagu endaga mentaalne tervis korda minema, mida ma olin siis 5 aastat järjest manifesteerinud ja hiilinud läbi 1000 seansside, meditatsioonide ja teraapiate ja kõige, mis kordagi tegelikult lõplikult korda ei saanud, sest ma juba õpetasin nii hullus kohas jälle. Ja siis läks pojaga suhted korda, emaga suhted korda, raha hakkas liikuma. Sain lõpuks tööle.
ja siis ma tutvusin seal töökohas läbi ime oma mehega, tänase unistuste mehega, oma printsvalge labusel, kellega ma alati nagu unistasin nagu unistuste suhtest või mehest ja ma ei arvanud, et see võib olla reaalne. Et ma manifesteerisin läbi spirituaalsuse teda mitmeid aastaid. Seda kunagi ei juhtunud. Üks nagu halb suhe teise halva Mhm. suhte otsa, kogu aeg läks midagi pekki. Ja siis temaga oli kohe kõik nagu ülilihtne ja hästi ja siiamaani on, et see on nagu ka täielik jumala ime, see suhe ja see inimene, et tema selle mulle andis ja siis peale seda jah, me saime nagu suht kiiresti rasedaks, kolisime kokku ja siin me siis täna olemegi. Ehk Mhm. siis täna ma olen olnud äkki peaaegu 1,5 aastat tagasi siis see kogu tralli alguse, et ma sain päästetud. Ja sõna päästetud tähendabki seda, et sind päästetakse sellest nagu kurja küüsist, on ju, ja sind see hea võtab su elu üle ja hakkab seda nagu kontrollima ja juhtima ja nii edasi, on ju. Mhm. Kui sa rääkisid siin manifesteerimisest ja New Age kraamist, et kas tänaseks siis arvad, et see kõik on jama või sa arvad, et seal on oma mingisugune vägi taga või mis sa sellest arvad? No kumb on võimsam vägi, kas sinu inimlik tahe või jumala tahe? No isegi kui me võtame, et jumala tahe on kõige võimsam, onju. Sest Mhm, noh, teoreetiliselt vaata, põhimõtteliselt kas sa usud seda või mitte, aga idee on selles, et kui tema kõik lõi, siis tema niikuinii nagu kamandab kõike. Tema käes on source mhm, code nii-öelda. mhm. Aga Aga kui sa manifesteerid, manifesteerimise põhisõnum või mõte on see, mida sa mõtled, seda sa lood ja oma mõttejõuga sa lood oma elu, vaata. Et kumb on tugevam, kas sinu mõttejõud või jumala mõttejõud ja kes kontrollib sinu mõtteid ja sinu mõttejõudu ilma jumalata. ühesõnaga, sa tahad öelda, et siis sind mõjutavad teised jõud, mis on nagu kurjad jõud Täpselt, siis. Ja täpselt. aga sa samal ajal siis ütled ju seda ka, et manifesteerimine on päris, kuna sa suudad iseenda reaalsust luua. On, ma ei vaidle vastu. Okei. Nõidus on päris, manifesteerimine on päris, see kõik on päris, aga see on millegi arvelt. Mhm. Vaata, see lause, sa müüd oma hinge devilile. Mhm. Ma alati olen mõelnud, mida see tähendab, aga see on reaalne. Mina sain kuulsuse, ma sain raha, ma sain seda, mida ma tahtsin, ma müüsin oma hinge devilile, kui ma avasin ukse spirituaalsele maailmale. Ma Okei. tahtsin raha, ma tahtsin feimi, ma sain seda kõike. See on millegi arvelt, sest millalgi hiljem see maksab sulle kätte ja minu kättemaks, see minu hing oligi see, kui ma lõpetasin nii halvas kohas. Ehk siis ta tahab võtta sult hinge, ta viib sind lõpuks nii madalasse kohta, et sa tahad ära surra. Mhm. See Mhm. on see hinge mahamüümine, või et sa tunned ennast nii halvasti. Ma ei tea, miks jõukatel, ilusatel staaridel on nii halb mentaalne tervis, süda on ju, või kõik asjad on nagu, neil on kõik olemas, aga neil pole seda miskit. Mhm. Ja see miski on see, mida meie oma jõuga ei saa täita. Saatan, piibel räägib sellest, et Jeesus on siis üks jumala poeg, on ju, ta on täiuslik inimene, kes tuli õpetama meile armastust, kuidas elada õnnelikku elu. Ja ta läks kõrbesse, ta paastus 33, vist oli 30 või ei, 40 ööd ja 40 40 jah. päeva. Ja siis saatan tuleb tema juurde, ütleb talle, noh, kui sa põlvitud siin minu ees, kui sa kummardad, alistud minule, ma annan sulle kõik maailma valdused ja varad, sa saad kõige kuningaks. Ja ta ütles, et ka minema siit, saatan, vaata, sest Mhm. sa pead kuulama oma issanda jumala sõna, on ju. Ja ta läks ära ja siis inglid tulid ja päästsid ja kõik olid õnnelikud, on ju. Aga põhimõte ongi selles, et sa saad midagi, mida sa tahad. Väga tahad, sa saad selle väga kiiresti, sa saad selle ruttu, sulle tulevad need asjad. Aga midagi nagu on kogu aeg puudu. Aga Midagi on nagu valesti. kas sa pidid mingi reaalse lepingu mingisuguse olendiga tegema või siis see kuidagi sujuvalt läks niimoodi või? Ta lähebki jah. Sa nagu ongi, sa tahad, sa manifesteerid, sa visualiseerid, ta ütleb, et ma annan, sa saad, manifesteerimine tähendab seda kõike, mida sa mõtled, sa Oota, aga lõpuks saad, on ju. kes ütleb, et ma annan? No vot, kes räägib sinuga, vaata. Nii See et ongi keegi, see küsimus. ikkagi sul on mingisugune dialoog mingisuguse olendiga siis nagu, kes Ja lubab sulle loomulikult. asju. No jaa, ja see tunduks nagu sa oled sina ise,
aga sa ei tea tegelikult kunagi, kellega sa räägid. Ma olen ka rääkinud igast vaimsete nagu läbi meditatsiooni. Sa võid ühenduda ükskõik kellega. See maailm on reaalne, 4. dimensioon, vaimumaailm on reaalne, aga see, kellega sa räägid, sa ei Mhm. tea seda kunagi. See, kellelt sa seda energiat ammutad, sa ei tea seda kunagi. Et nagu sa pead valima, kas sa valid headuse poole või sa valid halva poole, sest siin ei ole see, kui sa jätad valimata, see on ka valik. Mhm. aga Nii et ja see on täitsa loogiline, onju, aga kui on nii-öelda vaimumaailm olemas, onju, ja seal mhm, on siis need olendid, valguse ja mittevalguse mhm, olendid siis, onju, mhm. ja ütleme siis, kas on ka mingeid halle olendeid, et kes ei ole ei valguse poolel ega kes ei puutu lihtsalt näiteks No aga inimkonda? mina arvasin ka ju, et ma olen headuse poolel ju. Mhm. Ega ma ka ei teadnud, et mingi kurjus mind kontrollib, onju. Ma näen nüüd tagantjärgi, kuidas ma olin täiega ahne, ma olin täiega isekas, ma olin üleolev. Ma täna, kus ma olen saanud nagu Jumala armu ja ma olen saanud selle pääste ja selle muutuse, mu süda on hästi palju muutunud, ma olen inimesena hästi palju muutunud. Mhm. Näiteks see juba, et ma oma vanematega ei suhelnud, arvates, et mul on traumad ja nemad on nagu, ma ei süüdistanud neid otseselt, et nagu, aga see, et meie vahel on mingi klapp, vaata. Mm. 1-2 ma sain Jumala armu, ma sain täidetud armastusega, ma suutsin hakata neid armastama. Omast jõust ma võisin mediteerida ja kanaldada endale seda armastust nii palju, kui ma tahtsin. Ma kunagi ei suutnud neid armastada niimoodi, mul oli kogu aeg mingi draama. Ma ei suutnud sellega leppida, onju. Et see source või see, kus sa võtad seda energiat, see on reaalne, vaimumaailm on reaalne. Et see, millisele nagu vaimule sa allud, ongi see, kus sa seda, kus see viib sinu lõpptulemus, onju. Et okei. Jumal annab ka, manifesteerimine on reaalne. Aga kui sa küsid ja sa palvetad, siis tema annab läbi headuse, ta ei võta sult nagu elust ära, vaata, ta ei vii sind sinna masendusse, ta ei võta sult nagu seda elujõudu ja ta ei tee sind kurvaks ja ta ei riku suhteid ja see on, vaata, kui su suhted rikutakse, sinu näiteks vanematega, sinu sõpradega, sa jääd üksinda, onju. Kui sa jääd üksinda ja sult võetakse veel ära raha, siis sa oled saamatu ja siis sa tunned häbi, onju, et sa oled selline ja siis sa kaod ja sa lähed allapoole, sa oled allapoole, sa oled allapoole ja lõpuks sa lähed nagu nii alla, kas seda see tahab, see vaata, see kurjus tahab ja samal ajal, kui sa oled nii all, siis sa ei suuda olla hea ja sa oled nagu, kõik on nagu segadus, it's a big mess, see on nagu üks suur vale lihtsalt, mis su sees on. Ja kui ma sain päästetud, ma mäletan, üks mu esimesi mõtteid oli nagu, et oota, aga kas mitte teraapiate ja armastuse eest ei pidanud raha plekkima või? Hmm. Et selleks, et nagu saada oma vaimne tervis korda, et sa pead nagu plekkima ja räigelt, vaata. Mhm. Ma ei maksnud mitte senti, kui sa käid kirikus, seal on see annetuste koht, sa võid anda nagu, et ja nad kasutavad seda ära selleks, et nagu kirikut üleval pidada ja nii edasi, aga sa ei pea mitte kellelegi senti ka andma, vaata. seal inimesed annavad sulle kogu aeg nagu mingi tasuta ja nii edasi ja nagu kõik on nii hästi, nagu siuksed toidavad sind sihuke ja siis sul tekib see tunne, et ma tahan anda, Mhm. mitte Mhm. et ma nüüd pean andma, on ju, kellelegi. Jah, seda küll jah. Et aga kui sa nagu nüüd oled kristlane ja Mhm. kas see võime on sul alles, see empaatiline võime, et inimeste nagu seisundit tajuda ja nii edasi? Kui ma tahan, ma saan seda käivitada Mhm. ja ma saan nagu, aga täna ma ei kasuta seda niimoodi üldse ja ma ei taha nagu otseselt sellega niimoodi tegeleda. Aga see, ma tean, et ühel hetkel nagu Jumal ei andnud mulle seda niisama, Mhm. seda annet, on ju. See on ikkagi sihuke and ja see tuleb nagu alles hiljemas elus, kui ma nagu kasvan sellesse uuesti tagasi. ja see tuleb nagu niimoodi, et kui mul tuleb ette näiteks mingi inimene, kellel on mingi probleem, on ju, siis ma saan palvetada selle asja eest ja öeldagi nagu, et Jumal, vaata, et tal on näiteks nüüd suhtes probleem, on ju, inimesed, ma arvasin enne, et ma olen ise Jumal, on ju, kliendid tulid minu juurde, me tegelesime selle mingi asjaga, ta sai korraks hetkelise lahenduse, aga ta hiljem vajus sinna tagasi, on ju. Mhm. See ei toonud muutust tegelikult, on ju. Sulle korraks tundub, et sa käid teraapias ära, asjad lähevad vist paremaks, on ju, aga tegelikult see on niisugune nõiaring, on ju, ja sa tahad rohkem, sa tahad rohkem, rohkem. See on sõltuvus. Samamoodi on nagu sõltuvus, suitsetamine ja
ma ei tea, joomine või ma ei tea, suhkru söömine, siis sa arvad, et siis sa saad selle nagu laksu kätte, vaata. Aga see viib tagasi, aga siis jumala eest, kui ma tulen ja palvetan näiteks, et jõu, palun tervenda nagu see suhe või muuda neid asju, siis ta tuleb ja ta tervendab ja ta teebki. Ehk siis ma arvasin, et mina olen see, kes nüüd suhteid on ju parandab, on ju. Tegelikult tuli välja, ainuke, mida ma teha saan, on palvetada ja jumal ise teeb korda asjad Mhm. ja ta teeb nagu paremini, kui eales oleks osanud oodata või arvata, on ju. aga kui ei tee? Teeb küll. Ma tean väga palju inimesi, kellel ei ole teinud. Nii, too mulle need inimesed. Ma võin tuua. Kas? Ja räägi mulle neid ei, lugusid, ma ei väga tea, hea meelega. mul on, ma tean inimesi, kes on olnud nagu kirikus ja nii edasi ja on uskunud 100% ja siis nad on ise langenud masendusse või mis iganes ja siis iseendale otsa ka peale lõpus teinud. Et nagu, Aga kas see oli nemad, kas see oli Jumal, vot, kes tegi otsa peale või see lasi sisse pigem selle millegi? vot see ongi nagu hea küsimus, et selles mõttes, et isegi nagu kristlikus kontekstis kõike, mis sa palud, sa ei saa. Vaid siis ongi nagu see, et võib-olla siin on nagu see koht ka, et sa pead ise olema alandlik piisavalt, et nagu aktsepteerida seda, kui sul ei ole ette nähtud näiteks kui ma tahan punast Ferrarit endale, aga nagu see ei ole nagu minu path, kuhu ma pean minema, siis võib-olla mul ei ole vaja seda tegelikult, onju. Ja tegelikult roheline Porsche on minu oma, onju. Aga point on selles, et noh, see ei ole ka nagu siuke magical fix, et inimene läheb kirikusse ja kõik ta probleemid lahendavad automaatselt ju. Vaata, et see on selles, et esiteks on see, kas sa oled patus, elad, vaata edasi. Et oletame, et ma lähengi kirikusse, ma tahan muutust, aga ma oma elu ei muuda. See tähendab sinu elult suurt muutust, on ju. Ja väljaastumist, et näiteks minul oli usk, et ma ei tahagi võib-olla tööl käia, ma olin liiga uhke, et joo, ma olen ettevõtja, on ju, ma ei taha tööle minna, ma ei taha oma raha, oma aega kulutada mingi näruse 1000 euro eest kuus, on ju. See nõudis minult muutust ja alandlikkust üldse, et ma näiteks tööle läheks. Ma tean ka pastori poega, kes on sõltlane, narkosõltlane, kes tegeleb asjadega, millega ei peaks tegeleda. Ja nagu temast palvetatakse, aga sa ei saa, see on nagu see inimese ja Jumala vaheline oma nagu suhe. Et kas ta võtab selle Jumala abi vastu, kas ta võtab need muutused vastu või ta ei võta, sest Jumal ei saa sind aidata. Kui sina lähed näiteks mingi suvaka tädi juurde, tal on rasked kotid käes, sa näed, et tüüp nagu selg on nii, koorem on nii raske, on ju. Sa lähed ta juurde ülihäastuses, kuule, ma aitan, ma kannan need koduni. Ja kui ta sulle nagu putsläppi lööb, et unusta ära, ma tassin oma kotte, siis no hands up, vaata. Jumala teema on see, et ta on armastus, on ju. Ta ei suru ennast sulle peale. Sa pead vastu selle võtma ja sa pead alandlik olema ja nagu alistuma sellele, see on nagu hästi raske mõnele inimesele. Et see võib ka olla sellest, et ka paljud kristlased langevad ära, sest maailm võtab üle, vaata. Et sul on see, et sa seal usus elaksid ja selles armus ja selles rõõmus saaksid elada, sa pead ka ohverdama. Just näiteks seda, et sa annad ära oma koorma või ma lähen tagasi tööle või ma otsustan oma vanematega asjad ära klaarida ja nagu siuksed, et sul ei ole seda uhkust ja neid nõnda öelda patte, on ju, et sa lubad endale ära puhastuda ja muutuda. Aga kui näiteks, võib-olla sul on teistmoodi, aga tihtipeale inimestel nagu ei ole see nii selge, mida nad tegema peavad, isegi kristlased on ju, et nad võib-olla tulevad küll midagi valesti, aga neil ei ole seda lahendust ja nad ei saa nagu plaks lahendust vaata kuskil kirikus ka, et noh, selles mõttes mina ikkagi leian, et see ei ole nagu nii lihtne, et lihtsalt alistud ja siis on kohe kõik laksti korras ja tead täpselt, mida tegema pead. Loomulikult on vahepeal ei pea, mina ka ei tea vahepeal, aga see nagu Piibel räägib ka sellest, et nagu vaata, kui sa vaatad Jeesust, on ju, kes teab, ta on üks kõige täiuslikumaid inimesi, kes oli ülihea, üliarmastatud, nagu ta tahtis ainult teha, ta tuli ja tervendas inimesi. Ta käitus teistmoodi kui kõik oma aja inimesed, üldse keegi osaks osanud nagu käituda. Tema ütleb, et nagu kui keegi teeb sulle kurja, on ju,
alistu, palveta tema eest, ütle, et nagu isa, päästa ta hing, on ju, et nagu, et ta ei oleks kuri. Kui meile keegi tuleb, teeb halba, meil on kohe, on ju, tahaks tagasi teha või ta on vastik, on ju. Ehk siis see ja teda löödi risti. Tema sai nagu, tema suri ära. Ehk siis samamoodi ka meil nagu elu tekitab kannatusi, on asju, kus me peame ootama, kus me ei saa kogu aeg oma tahet on ju suruda ja kui me hakkame seda suruma, siis meil tekib meelesegadus, meelehärv, sest mina tahan, minu ego, need asjad on ju, see on inimlik, me oleme inimesed, me ei olegi täiuslikud. Piibel ja usk aitab meil püsida nagu seal armastuses, selles, et okei, isegi kui mina ei suuda, Jumal, siis sina suudad, palun võta mult need asjad ära. Kui ma ei suuda rahuneda, siis palun rahusta mind maha, sest mina ei suuda. Ehk siis see ongi koht ja kui sa oled nagu ka kristlikud inimesed, esiteks on palve, kui sa ei palveta, kuidas Jumal sind üldse aidata saab nagu? kas sa tahad öelda, Kui, et Jumal on piiratud siis, kui sa ei palveta või? kui sa oled isa, sul on laps, on ju. Nii, Sa näed, su laps tragelib, mängib legodega, on ju. nii. Mis sa vaatad, las ta mängib. Aga kui ta tuleb, et issi, tule aita, palun. No kas sa jätad ta sinna või? ei, Või sa lähed aitad? aga kui ma tunnen oma last ja ma näen, et see on Mhm. asi, mis teda närvi ajab, siis ma lähen aitan enne, kui ta suudab küsidagi mult ju. Oleneb olukorrast ju. No täpselt, Min- seega see näide No on vot. irrelevantne ju. No vot, aga sama asi ongi ka Jumalaga. Et ta vahest, vaata, ta hoiab sind, on ju, mingit asjadest võib-olla, on ju. Aga kui ta vahest sa pusid ise ka, vaata. Ta on sihuke nipsuga. Ta on vaba tahe. Mhm. See on vaba tahe, armastus on vaba tahe. Kui keegi röövib sind ära, kidnappib su ära, on ju. Ütleb, paneb sind majja kinni, ütleb, nüüd sa abiellud minuga, et sa saad minuga lapse ja sa ei saa siit enam mitte kunagi minema. Kas see on armastus või? ei, no ilmselgelt ei ole, onju. Aga No Jumal vot. ei ole selline, et ta ei suru sulle peale, vaata. Ta võtab ise, et sa tuled. Sa palud, et sa oled, et sa naudid seda ja sa tahad seda rohkem, et palun õnnista mind veel rohkem sellega. Ja vahest sa küsid vales asju. Et ma olen hakanud palvetama selle eest, et okei, võib-olla ma ei tea, mida küsida, aga sina tead nagu paremini, aita mul õigemini küsida, on ju, aita mul õigemini vastu võtta üldse need asjad, mis võiks mulle paremad olla. Sest kui sa ei küsi abi, ta ei tule, ta ei aita, ta ei päästa sind. Ta on armastus. Armastus ei suru ennast peale. Armastus aitab, ta aitab alati. Võib-olla ta ei saa sind kohe nagu, sest God has the plan. Nagu Libris on üks lugu, kus Joosepi tüüp on nimeline tüüp. Tema vennad müüvad ta maha orjaks nagu, siis ta on vangis veel, ta on täiega usklik, ta on nagu, isa, miks sa seda minu jaoks teed? Aga tal oli üks anne ja Jumal ütles talle, et sa saad ühel päeval kuningaks, sellepärast ta vennad müüsid ta maha, sest nagu, kuidas sa saad tavaline talupoeg kuningaks saada või nagu siukseks. tegelikult ta oli rohkem nagu minister kui kuningas, sest Vaara No oli okei, kuningas. No ja just on ju, aga ta sai kõrgele positsioonile, siis ta oli seal vangis ja ta oli nagu ülialandlik. Ja siis ühel päeval mingi ülisuvakas tüüp ütleb, et kuule, ma nägin mingit unenägu ja ta kirjeldas selle ära. Ja siis ühel päeval Vaarau tuleb sinna, et joo, ma nägin unenägu, on ju. Ja siis ta ütles, et see tähendab seda, et 7 aastat tuleb head õnne teie riigile, 7 aastat halba õnne. Ja kuna ta nii hästi kirjeldas ja nägi neid unenägusid ja oskas ära selgitada, siis ta võttis enda alla, on ju, tööle ja ühel päeval ta läkski siis oma külla tagasi sinna, kus ta oli, on ju, et joo, kuulge vennad, vaata, et ma tulin nüüd teilt, ma ei mäleta, mida tegema sinna. Aga et God has the plan and yeah, sometimes there is a suffer, on ju. Et aga selles, et kui sinu elu on mess, siis sina ei pea olema mess, vaata. Et sa ei tea, mis on Jumala plaan. Et kuidas ta sind välja toob. Need on imelikud asjad, nagu ma ülitihti mõtlen, nagu kui mu elus juhtud mingid asjad, et kuidas see üldse nagu loogiline on, et ta niimoodi läks. Ma thank God, et see niimoodi läks, sest mina oma peaga sihukest asja nagu teekonda ei oleks osanud välja oodata. Et Jumala plaanid, me ei tea neid ette, on ju, aga sa pead püsima selles nagu Jumala juures, et seal võib toimuda mingit sitta, aga kui sa oled seal koos temaga, siis su sees on rahu ja sa suudad sellest läbi käia, on ju, sest ta tegelikult ta hoiab ja ta kaitseb ja tal on see plaan, su ümber on kogu aeg see kaitse, isegi kui see tundub, et sa oled üksinda jäetud, siis ta ei jäta üksi.
ta tahab sulle paremat ja sa ei tea veel lihtsalt, mis on see parim, see on see sinu inimlik lühinägemus, sest sa ei suuda näha nagu seda neljandat dimensiooni või seda ajaraami, on ju. Et neljas dimensioon on siuke nagu aeg, on ju, milles ta eksisteerib, see kõiksus, on ju. Et me elame nagu siin hetkes, on ju veel. kas oota, kui sa räägid neljandast dimensioonist, kas see on midagi, mida sa oled kogenud või see on lihtsalt metafoor sinu peas praegu? See on reaalsus, see ongi vaimne maailm ja siukene nagu, see ei ole metafoor. mina lükkaks selle dimensioonidest üldse välja, et see eksisteerib ajast väljaspool, ehk siis no võid selle niimoodi panna. kui me lugema hakkame, siis 5+ dimensioon. no jah, no okei, ta on selle üle kõige, on ju. Aga lihtsalt, et neljandast läbi dimensiooni nagu sa nagu näed seda, on ju, aega, sa näed seda tulevat, on ju. Et kui sulle keegi ütleks, et joo, Laura, see on okei, et sa seal vangis istud ja sa nagu suffer'id, ühel päeval nagu okei, ma võib-olla andsin sulle ühe unenäo, aga et kõik on hästi, vaata, et aga ta nagu, ta on siuke, ta on rahulik, Jumala hääl on rahulik, ta on nagu, annab lihtsalt selle stabiilsuse, et okei, ma ei tea, aga ma saan usaldada seda, vaata. Et okei, ma saan usaldada, vahet ei ole, ma saan usaldada. Ühesõnaga, sa pead usaldama ja siis ilmselt kõik asjad nagu lähevad paremini, kui nad muidu läheks. Aga manifesteerimine siis räägib ka usaldamisest. Aga see ongi see koht, et nagu millised energiat sind juhivad, vaata. Et kas sind juhib looja energiast. Ma arvasin ka alati, et ma olen ühenduses loojaga, Jumalaga. Ma alati olen olnud usklik, alati. Aga mul ei olnud seda kaitset peal. Ja ma võin ju Jumalaga vahest kontakti saada, on ju, ta hoiab mind, ta lõpuks tõigi mu päästele tänu sellele, et ma olen alati tema poole pürginud, aga ta ei saa sind nagu selle kõige halva eest hoida, vaata, kui sa tema energias ei hinga, ei ela, ei ole, sest see full kaitse selle kurjuse eest tuleb alles nagu sealt. Jah. Kui sa tegid nagu neid, noh, tegelesid mis iganes tunnetuste asjadega, seanssidega, et kas sa tundsid ka nagu, et mingid siis olendid nagu üritavad sind rünnata, kes on teispoolsusest või mingit siukest kraami? Näiteks mul on üks siuke kogemus, et no need on erinevaid kogemusi, mul isegi täna on kogemusi, kus mind rünnatakse, nagu väga füüsiliselt on meid rünnatud, mitte nagu jõuga, aga sa näed, nagu need olendid on olemas. Aga üks naljakas kogemus oli siuke, et ma hakkasin magama jääma ja ma nägin, et mul tuli nagu FaceTime kõne siukse nagu mingi alien tüübiga ja ma räigelt tehmatasin nagu ära, et ma nagu olin nagu siuke poolunes ja samal ajal nagu täiega ehmatasin ära ja nagu ma too aeg hästi palju tahtsin connect ida nagu alienidega ja ufodega ja kõige siukesega. See oli üks hästi huvitav teema ja siis nagu mulle nagu helistas ja siis ma nagu tegin meditatsioone ja ma kanaldasin ja siis ta ütles, et jaa, et sa pead looma nagu siuksed inimeste grupi, on ju, ja siis läbi selle grupi sul nagu sa saad kuidagi maailma mõjutada ja aidata. Kas ta rääkis eesti keeles? Nagu sa räägid, sa ei räägi sõnadega nagu. See on läbi mind, siuke energiline tunnetus, just telepaatiline asi, on ju. Aga täna ma vaatan seda, nagu mida vittu ma korraldasin, nagu miks ma üldse siukeste miks ma üldse selle poolega nagu suhtlesin, nagu, sest kõik, mida see pool teeb, see valetab sulle, see annab sulle nagu lootust, mis ei eksisteeri, et sa nagu tunneksid ennast halvemini ja sa vajuksid rohkem põhja, vaata. Mis ta natukene annab, nii palju annab, et sa tahaksid edasi minna, vaata. Aga enne kui sa kristlaseks siis said, mis sa üldse kirikutest arvasid ja sellest poolest siis? Sest nagu Timmeri podcasti kuulates on ju, siis nemad on nagu, et jah, kirik on valge maagia ja siis noh, kõik need muud asjad, millega nad ise diilivad, on must maagia, on ju. Aga no, siis mul tekib kohe küsimus, et nagu miks sa siis kohe valget ei vali, mis on nagu lõputu energia, kui sa hakkad nagu diilima nende mingisuguste teemaditega seal, et nagu... Aga ma ei teadnudki väga midagi, ma ei kuulnudki väga midagi, mind on alati huvitanud. Mul on alati see rist olnud kaelas, ma ei tea, kus ma olen selle saanud. Ma olen alati uskunud, aga ma ei teadnud, mul ei olnud keegi tutvustanud. Kui mul see sõbranna ei oleks nagu, sellepärast
ei oleks mind kutsunud, siis me oleks nagu ka päästetud saanud. Ja hästi palju nagu kristluses räägitakse ka sellest, et ole julge, mine lihtsalt rääkima inimestega ja räägi neile Jeesusest ja Jumalast ja sellest päästest. Ja tänu sellele ma olen ka toonud mitmeid inimesi päästele nagu ja nende elud on nagu läinud muutusele. Aga nad ei oleks kunagi sellest üldse teada saanud, kui ma ei oleks nagu sellest rääkinud. Ma ka ei teadnud. aga see on väga huvitav, et tänapäeva maailmas on inimesi veel, kes ei ole kuulnud nagu seda kogu sõnumit. Et see on minu jaoks väga kummaline, sest meil on internet ja kõik asjad, et kui vähegi huvitab, siis toksid sisse ja kohe leiad kõik info üles. Tea, nagu see tundus huvitav, nii palju ikka, et Jumal on olemas ja Jumal on hea, ma olen alati uskunud, et Jumal on hea. Aga nagu ta lihtsalt ei saanud nagu töötada. Ma natuke olin Jeesusest ikka midagi kuulnud, aga ma ei teadnud, mida see päriselt tähendas, nagu kes see Jeesus päriselt oli, onju. Või mida ta minu jaoks tegi ja meie nagu inimkonna jaoks, et ta siis tõi nõnda öelda päästele, et ta tekitas meile selle võimaluse, et me ei pea enam seda rasket elu nagu karmat kandma. Ehk siis meil on see elu karma, meil on need kokkulepped, need asjad ja Jeesus tegi siukse asja meile, et ta lõpetas selle karma ära, et me ei pea seda vana jama enam nagu elama, olema ja me saame puhtalt lehelt nagu olla. Et siis, kui me oleme patuvabad, kui me ei pea karmat kandma, siis me ei pea ka karmat maksma, onju. Ehk siis, kui me ei pea karmat enam maksma, see tähendab, et me saame selle armu ja me võime saada uue nagu elu ja saadagi, ongi uus elu ja uued asjad ja selle armu ja armastuse, sest nii kaua me maksame oma pattude eest ise, kui me vastu ei võta seda päästet ja nii kaua me sufferime ja teeme neid valesi otsuseid, sest meil on vaja seda karmavõlga ju kuidagi tagasi maksta. Jaa, seda küll jah. Aga vaata, paljud need selgeltnägijad ja siuksed inimesed, kes siukese asjaga tegelevad, räägivad ka eelmistest eludest. Kas sina oled ka kunagi seda usku olnud või mis sa nüüd sellest asjast arvad ja? See on hästi huvitav. Ma olen väga palju seda uskunud ja ma olen väga palju oma eelmistes eludes käinud. Täna ma ei tea, kas see on reaalne kogemus, siis kui sa oled oma eelmises elus, see on väga reaalne. See on väga sürristlik, et see oleks nagu päris, onju. Aga ma ei tea, ma ei saa seda 100% öelda. Mingid uuringud ütlevad, et võib-olla on olemas, võib-olla ongi olemas. Aga tänane minu perspektiiv on see, mis vahet sellel on? Nagu ma olen siin, ma elan täna selles elus, vaata, Jumal on täna minuga siin, mul on mingi plaan, ma pean asjadega edasi minema, see on nagu, see ei mängi mitte mingit rolli. Ehk siis mul on täiesti ükskõik, kas see on päris või mitte. Aga selles mõttes, et kui sa vaatad piiblilikku siis universumit, siis nagu sinna ei mahu mitu elu. Seal ei olegi. Jah, et põhimõtteliselt ainuke uus elu, mis sul saab olla, on siis, kui Jumal lööb uue maailma, uue taeva, uue maa, onju. Et siis nagu uuesti sünnid sinna maailma. Aga nagu me ikkagi oleme YOLO, you only live once, onju. Et noh, aga kus siis tulevad need mälestused ja mingisugused sürrealistlikud kogemused, et kas see on ka siis kellegi plantitud mingisugune idee sulle mingisuguse olendi poolt või siis noh, sa ütlesid, et Aga sa see viib kogenud. ju sind valele teele ju. Tegelikult, kui sa usud seda ja sa käid selle järgi, siis sa hakkad ju kaevama umbes, et okei, mul on vaja neid asju kogeda ja käia. Mul oli, et ma pean minema oma eelmistesse eludesse, et ära lahendada, et oma täiusliku unistuste eluni saada, onju. Aga nagu sul ei ole vaja, kui sa tuled nagu oled kristluses, ma ei tea, sind ei huvitagi enam, see on nagu milleks. See on veits see, et sul on nagu, sa näed seda lihtsalt nagu millegina, et sa näiteks, et kui sa oled nii kuri vanas elus, mina ei ole olnud, onju, aga oled mingi inimene, kes on nii kuri, tahaks lihtsalt kellegi ära tappa, sest noh, ma võin tappa, onju. Siis sa oled nagu nagu sa tuled see kristlusesse, et nagu, aga miks ma pean üldse sinna poole vaatama või siukseid mõtteid mõtlema või. Ja nagu see tekib seesama fenomen, et see on võib-olla suht sihuke ränk võrdlus, aga lihtsalt, et ma ei tea, ma elan üldse nagu, ma näen täiesti teist maailma, ma hingan täiesti teist õhku, see lihtsalt isegi ei tule mu mõtetesse, et ma peaks siukeseid asju mõtlema, sest sa elad täna Jumalale ja ta annab sulle tee, mida sa pead käima ja sa käid, see on parim tee nagu. Ja sind hoitakse nii väga, et ma ei tea, see ei oma nagu tähtsust. Okei, isegi kui see sulle nagu igapäevaselt ei oma tähtsust, on ju, kas sa ei arva, et vaata, kui sa ei mõtle nende asjade peale üldse kunagi,
siis kui sa näiteks, no ütleme, et sa lähedki räägid kellegiga, on ju, nendest asjadest, et näed, Jeesus on sihuke ja sihuke asi ja meil on sihuke nagu kosmoloogiline maailm siin, on ju. ja siis nad hakkavad sulle rääkima nendest muudest asjadest, mida nemad usuvad, on ju. ja siis sul ei ole ja midagi neile vastu öelda, sellepärast et sa ei ole üldse kursiski selle asjaga, et kas sa ei arva, et nagu sihuke mittetegelemine sihukeste asjadega on natuke nagu pea liiva alla peitmine või? mm, ma pigem arvan, et sa võib-olla mõtlesid seda küsimust niimoodi, et kui keegi tuleb ja räägib sellest, ma võin talle ju rääkida, miks mina ei taha sellele mõelda, ma olen nii palju seda juba elanud. Mhm. sa oled eluaeg suitsetanud, keegi ütleb, tahad suitsu, saad maha jäetud, sa nagu ei, ma ei taha, see on rõve, vaata. Et sa oled nagu selle ära kogenud, on ju, et ma olen nii ära selle kogenud, et nagu mul ei ole seal enam nagu koljata, on ju. Mhm. kui keegi tahab informatsiooni ja küsimusi selle koha pealt, siis ma võin sellel teemal nagu rääkida ja ma võin rääkida oma kogemusest ja sellest, kuidas see mind ei aidanud ja see ei muutnud mitte midagi, on ju. sa võid sinna eelmisesse elusse minna, me ei tea tegelikult, kas see on üldse reaalne. kui sa seda traumat sealt otsid, siis seda ei eksisteeri seal nagu noh, miks sa siis sinna üldse lähed? Ma läksin, sest see tundus ka huvitav, on ju. No Mhm. käisin seal, ma ei tea, tagantjärgi väga vahet ei ole, on ju. Ei olnud huvitav kogemus siis või? Nagu isegi kui sa ei otsi Ei, midagi sealt. see on huvitav, loomulikult see on huvitav, kummitused on huvitavad, vaimolendid on huvitavad, ufod on huvitavad, kuidas see maailm toimib, energia toimib, see on kõik väga huvitav ju, Mhm. sellepärast ma sellega tegelesin, sest see oli nii huvitav. Aga seda see devil ka teeb, et ta teeb sulle ju kõik nii magusaks, sa nagu tahadki seda ju. mõtle, kui sa hakkad nagu tahad näiteks aineid teha, sa tahadki seda teha, see on nii äge, sa tripid ringi särki-värki, aga lõpuks need, kes inimesed teevad, nad saavad ise aru, et nad lõpetavad väga halvas kohas ja me kõrvalt näeme seda, et nad lõpetavad halvas kohas, aga see on nii magus ju, patt on magus. Nagu see on magus, sa tahad seda teha. See on Ma ei nagu tea. selles mõttes, et ma tean mõlemas leeris igal pool Mm, inimesi, kes on noh, mhm, halvasti lõpetanud ja inimesi, kes mhm, oskavad ka nagu neid asju teha niimoodi, et nad ei lõpeta halvas kohas. mm. Et noh, selles mõttes ei saa päris väita, et kõik need asjad nagu päriselt täiesti halba kohta viivad välja. Ei, küll ma ei väida, ma tean ka inimesi, kes seda teevad, on ju, kes oskavad võib-olla suitsetada, on ju, et see ei ole sinu elu. mhm, Aga noh, kui me räägime piibli kontekstis, siis ta ütleb, et nagu ära suitseta üldse, on ju. Ma hetkel lähtun sellele, on ju. Ma ei saa öelda, mis on selle inimese jumalavalise asi. jah. Iga inimene peab ise tooma oma need asjad nagu nüüd sinna ette ja siis ta ise ära diilima. Minul tuli tunne, et mul ei ole vaja neid, on Mhm, ju. mhm, Ja enamik, ma olen väga palju kohanud kirikus inimesi, kes ütlevad sama, oi, ma jätsin joomise maha, oi, ma jätsin mhm, suitsetamise maha, või ma jätsin need ja need tegevused maha, mis olid mulle mürgised, mis hävitasid mind, onju. Mul ei ole seda enam vaja, sest ennem otsisin sealt seda laksu, aga tead, ma olen nii täidetud, et see nagu ei anna mulle enam midagi, vaata. Et nagu jumal ei ole sinuga vastik, onju. mhm. Ta, vaid ta täidab su nii ära, et mul ei ole seda enam vaja. Et see on nagu seesama koht, ma võin anda selle sõna, ma võin anda selle õpetuse, aga iga inimene peab ise nüüd valima, et okei, ma tahan kogeda seda armastust. Jah, Jumal, tule minu juurde, tule mu südamesse, nagu muuda neid asju, muuda mind, mu elu, vaata. Ma tahan teada, mis imest see Laura räägib isiklikult, onju. Võib-olla see ei ole üldse reaalne, võib-olla ta on mingi huhu peast, onju. et et see peab olema sinus endas see valmidus, et okei, ma vaatan, mis siis saab, onju. Ja siis ta ise nagu teeb selle, mina ei tee, mina räägin lihtsalt omast kogemusest, aga mida ma üritan jagada, on nagu nii suurem ja laiem nagu sihuke energia või sünergia. okei. Vaata, kui sa käisid seal saates onju, Mhm, kas sa tundsid ka, et vaata need teised tegelased seal, paljud on rääkinud, et seal stseenide taga toimub väga palju siukest mingit vaimulikku sõda nii-öelda nende omavahel, et üritavad üksteisele kaikaid kodaratesse visata, et kas sa midagi siukest ka nägid või? et kuna ma ise ei ole see inimene, kes halba soovib, siis ma ise seda ei teinud, Mhm, aga võib-olla mu see mentaalne kaos, mis mul seal lõpuosades tekkis, oligi just sellepärast,
et mina tahtsin nagu, mina olen armastusele orienteeritud, on ju, ma ei suuda olla kõva inimene. Nagu ma hakkan kohe nutma, ma lähen katki, mulle ei meeldi olla kõvadus, mulle ei meeldi kurjus, mulle ei meeldi vastikus. Mhm. Ja ma sain nii palju seda kõvadust, kurjust ja vastitust, et ma nagu tahtsin alla anda ja lõpetada ja mitte edasi minna, on ju. Et see ongi võib-olla see vaimne sõda, millest seal nagu räägitakse, et see pannakse sind nagu nii halba kohta, ehk siis need tumedad jõud võtavad nagu nii üle, on ju. Mhm. Ja see Timmer ka, on ju, ega ma vist ei, mitte vist, vaid ma kindlalt ei meeldinud talle. Mina tahtsin temaga lihtsalt sõber olla, see on nii naljakas, sest ma olin nagu, ma tahtsin olla täiega sõbranna nagu mingi ülikool. Aga ma ei tea, miks minu headus temale ei meeldinud ja see meie tüli, ma võin sellest telgitagusest ka nüüd rääkida, ehk siis tal olid siuksed värvilised kaardid, on ju, Mhm. et siis ta võttis selle kaardi ja siis ta üritas ära arvata, mis värv see on. Ja siis ta nagu harjutas seda seal ja siis ma ütlesin, et kuule, tee häälega. Ma püüdsin seda nagu uudishimust, Mhm. et joo, ma tahan näha, kuidas sa teed, et sa oled mu õpetaja, sa peaksid mind õpetama, on ju, ülikool. Siis ta mingi, ei, ma ei taha. Ja siis minu nagu ainuke loogika oli see, et miks ta ei taha, on ju, et mis seal taga võib peituda, et kas Mhm. ta kardab siis nagu ebaõnnestuda. Ja siis ma lihtsalt nagu ütlesin lihtsalt, et nagu, miks sa nagu, et kas sa kardad ebaõnnestuda, et sa kardad nagu halba muljet jätta või? Ja see ei tulnud sellest, et ma tahaks seda nagu solvata, vaid see on nagu sihuke sõbralikkus nagu, et nagu all good, sa võid ebaõnnestuda, me oleme kõik nagu õpime, on ju. Mhm. Ja siis ta niimoodi solvus selle peale ja siis sellest nagu võeti nagu draama ülesse ja siis ma Mhm. olin nagu, mis asja, mis juhtus nagu, ma tahtsin lihtsalt nagu sõbranna olla ja nüüd sa vihkad mind. ei, see on väga veider jah, ja see, kuidas seal, ma mäletan, et ühes saates seal alguses oligi see, et ja siis nad Mhm. rääkisid mingi, et no see on sõna-sõnalt aga mingi, et keegi disrespect ib. nagu mis mõttes, kui sa ei suuda oma asju nagu avatud kaartidega mängida, siis ilmselgelt on see mingi vale asi ju. et aga reaalselt see isegi ei tulnud sellest, et ma nagu tahaks seda mm, alandada, vaid tõesti, vaid ma nagu kui sõber aitab sõpra, vaata, et davai, teeme koos, teeme paremini, onju. Et ma õpetan sind ja sa õpetad mind. aga see Aga seal võib-olla ongi, mingeid sihuke võib-olla ongi vaata see, et kui seal stseenide taga vaata nad üksteist pommitasid Mhm. seal kogu aeg, siis ta oli kogu aeg nagu on guard, et keegi tuleb, ründab mind kohe, et siis ta Mhm. reageeriski võib-olla selle pärast üle, onju. Jaa, kindlasti. et nojah, aga kõik need kaardi lugemised ja need asjad, sa arvad, et need on ka nagu päris asjad, mida nad teevad ja siis lihtsalt nad saavad selle info kuskilt. aga mis sa arvad, kas nad saavad selle info, kas nad loevad seda maailma siis nagu koodi või keegi söödab neile seda? Mina ju tegin ka kaarte. Mhm. Ma olin ülihea täppipanija kaartide osas. okei. Ja aga see ongi niimoodi, et sa segad seda pakki, sa võtad lihtsalt õige kaardi välja. See tuleb nagu, sa ei tea, kuidas see toimib täpselt, on ju, miski juhib, on ju, jälle Aga sa mingi ikka ei tea? energia. No Rääk- ma arvan, et see on täna ma kaarti ei pane, ma panin oma Mhm. kaardid põlema, sest kui ma uue ja. energiaga seda kätte võtsin, siis see oli siukest kurjust ja viha ja vastikust täis, on ju. Ehk siis see on see nagu see tume maailm on ju see maailm juhib sind, ta annab sulle need sõnumid, sa saad need ette lugeda, on ju. Ta annab sulle need õiged kaardid ja sinu ülesanne on õppida siis see kaardi tähendus pähe, on ju. okei. Ja siis, kui sa neid kaarte vaatad, siis kui sa oled selle loo, siis sa võid selle lugu jutustada. Samal Mhm. ajal sa ammendad seda informatsiooni nagu energiliselt tasandilt sellelt inimeselt, on ju, et mida ta tunneb ja mis see lugu on ju. Täna, kui sa tahad minna kaardimoori juurde või selgeltnägija juurde, ütled, et ära mine nagu, jäta see 100 euri endale taskusse, mine otse Jumala juurde, ta täidab su soovid. Ta lahendab need asjad ära, kui sul on mingid asjad, need nõiad, nad ei aita sind tegelikult ja see tõmbab seda kurjust sulle veel juurde ellu. Sa avad ukse nagu sellele maailmale veelgi rohkem, on ju. Aga kas, okei, ühesõnaga ma saan aru sellest, et kui sa kaarte näiteks laod, siis seal on Mhm, vähemalt 3 olendit. on see, kes tuli sinu juurde oma küsimusega, siis sa üritad mhm. tunnetada, mida tema tahab ja mida sa üldse pead talle ütlema, onju. siis, Ja siis, ja inimene siis, käib, jah. siis oled sina, kes Mhm, kanaliseerib mõlemat energiat ja siis mhm. kolmas energia on see, mis on siis mingi olend, kes on selle kaardipaki nagu enda kätte võtnud põhimõtteliselt, kes siis annab sulle Täna ma ette. ütleks seda niimoodi, jah. Nõiamaailmas sa ütled, et mina olin see, kes intuitiivselt võttis seda, on ju, kui sa oled nõid, sest sina jah oled jumal.
okei kui sa oled spirituaalne, siis mina olen looja, mhm mina olen Jumal. See on hästi tähtis, sest kui sa vaatad neid spirituaalseid tegelasi, nad on kõik hästi uhked, nad on mhm kõik siuksed, onju. Mina olen Jumal, onju. Ja nad võib-olla ütlevad ka, et okei, ma kanaldasin selle kellegilt, onju, aga seal on alati keegi, see vaimne tegelane, kes sulle seda infot annab. okei Ja see vaim ei ole hea. aga siis põhimõtteliselt nagu ma aru saan, siis tegelikult ei ole võimalik ise lugeda seda koodi, millest kogu kõik asi tehtud on ja siis ise välja tulla, nagu lugedagi põhimõtteliselt seda, kas siis kaartidega, kätt peale pannes, mis iganes, sest vaata seal selgeltnägijate tuleproovis näiteks üks vend oli see mingi Keit Eero või, oli Mhm, siuke vend ja see, ta ei kasutanud ühtegi vahendit, ta lihtsalt läks, mhm, puudutas seina ja ütles, mis siin toimus. mhm, et mhm. noh, siis talle ka keegi ütles ju, mitte ta ei tunnetanud seda koha pealt. Nojah, aga sul ongi vaja seda, jah, selles suhtes see ongi leping, vaata ka. See ongi leping, et ma tahan kurjusega lepingusse astuda, ta annab sulle selle info. Mhm, Et mismoodi sina, mõni vajab nagu, et usub, et ahah, mul on vaja igasuguseid asju, on ju, selleks, et seda infot saada. Mina olin see tüüp, kes tahtis omal jõul, on ju. Et saatan annab sulle kõik, mis sa tahad, vaata. peaasi, et sa oled tema kingdom'is, on ju, et sa oled mhm, tema selle all, on ju. Et ta annab sulle need võimed, ta annab sulle selle kõik ja mul on siiamaani see võime on olemas, ma mhm, võin seda inimest tunnetada, ma võin seda lugeda. mul on oskus need kaardid meelde tuletada, mida see tähendab. aga miks mul on vaja kellegi energiat lugeda, kui ma võin lihtsalt käe peale panna ja palvetada ta eest ja see asi saab lahendatud, see kogu jama, millega ta tuleb, ta saab nagu saab täidetud sellest armust ja asjast, et nagu mul ei ole seda vaja. kui sa ütled energiat, et loed kellegi Mhm, energiat, kas siis igal mhm. inimesel on nagu mingisugune energiaväli, mida siis noh, sinul kas näiteks see on mingi võimalik vaim? nagu Jaa. kas see on nagu siis nagu vaim, mis on inimese sees või kas see on nagu tema praegune, näiteks kui sa loeks mind, kas sa saaksid minu praegused emotsioonid või sa saaks kõik minu kohta? Ma ei ole väga ammu kedagi lugenud, esiteks. aga ütleme, kui Väga sa ammu. tipus olid mingi hetk, vaata, et sa Ma võisin saada kõik kätte, mis ma tahtsin. Ja aga ma tegin seda nagu koostöös inimesega, on ju, et ma läksin niimoodi, et see inimene oli valmis esiteks, et ta mhm, loeb, on ju, sest kui keegi ei tahtnud, et ma teda loen, eks siis ma sain valeinfo kätte. okei Ta pidi esiteks olema valmis, on ju, sellele koostööle, et ma teda loen ja ma tahtsin alati olla nagu, et okei, kui ma sind loen, on ju, et ma ei judge'i sind, ma ei hinda sind, vaid ma olen nagu hea sinu vastu, et tekiks üldse see usaldav suhe ja ma ei judge'inudki inimesi ja ma tahtsingi alati hästi armastuses ja headuses neid nagu vastu võtta, et mis iganes siis see olukord nende elus on ju, et nad võivad nagu mulle, vaat see viib sind hästi nõrka mhm. positsiooni, kui keegi ütleb sulle mingi sinu hirmud, mingid asjad, millest sa ei julge näiteks kellegiga üldse rääkida, siis mingi tundmatu tšekk paneb sulle need asjad kõik täppe, onju. ja aga kas ega sa kogu su siis nii-öelda lugemise karjääri jooksul sa ei sattunud kokku näiteks kristlasega, et nagu teoreetiliselt kristlast on võimatu lugeda, seepärast et tal on kilp peal. Need ei ole ja see ongi nii haige, et ma ei ole sattunud, ma isegi ei teadnud sellest maailmast mitte midagi, et ei ole. Ja oma kristluse aja lõpus, või tähendab mitte kristluse, vaid oma selles Nõiaaja lõpus. spirituaalse aja jah, just. Siis mul oli üks peika, kes oli kristlaste nagu juurtega, aga tema oli New Age'is on ju Mhm, sees, et tema nagu näitas mulle veits palmetamist asju. Siis ma leidsin lambist mingi Instagram account'i, kes oli kristlane, mingi Ameerika tšikk ja ma vaatan, et ta on nii õnnelik ja ta räägib ka Jumalast, aga tema elu näeb nagu päriselt ilus ja hea välja. Siis ma mõtlesin, et kuidas see võimalik nagu on, mis tema see manifestatsioon seal taga on. ega ma siis ei teadnud, on ju ka, mis see kristlus on. Ja siis mul tulid nagu mingid väiksed sainid, enne kui ma jõudsin nagu päriselt nagu selle kristluseni. et mul olid nagu mingid asjad, mis mind nagu soojendasid nõnda öelda tagantjärgi. okei, väga huvitav, väga huvitav. aga see on täitsa kummaline jah, et sa ei ole nagu, et sa kogu selle aja jooksul ei sattunud nagu ühegi nagu kristlase otsa, et see on nagu Aga väga vaata, veider. kristlased elavad nii teises maailmas, vaata. No tead, Nad ei puutu kokku selle nõia maailmaga. mina kutsun seda püha getoks, mis neil on, sest nad väga harva üldse astuvad kuskilt enda kirikust välja ja teevad midagi, nii et
nii et aga selles suhtes ma tahangi olla veits siuke teistsugune, vaata, mulle meeldib olla ja ma olen nagu siukses nagu selles maailmas ka vaata, et mulle meeldib ja mul on okei, kui ma lähen nagu näiteks oma püha getost on ju välja, mhm, et ma tahangi olla seal ja ma näen aina rohkem inimesi ka tegelikult, kes on siis nagu, kes tulevad alles päästele ja on tulnud sellest spirituaalmaailmast, ma tean tohujalt inimesi, kes ütlevad sedasama asja mulle, et nagu imeväel mingi needus kadus nende elust, asjad hakkasid korda saama. Et ja siis nemad on ka valmis ja avatud nagu sellele maailmale siin, sest need, kes on nagu sündinud kristlasena, olnud kristlased ja jäävad kristlased, siis nemad jäävadki kuidagi nagu sellest maailmast nagu veits nagu, mhm. nad ei jõua kohale, sest nad on kogu aeg olnud nagu selles omas nagu mullis on ju, Jaa. et veits ikka, aga nad ei näe seda Minu meelest poolt. need inimesed, neil vaata just, kellel on juba kristlastest vanemad olnud ja nii edasi, nad on tavaliselt väga ranged vanemad ka ja siis neil ei lubata isegi nagu Harry Potterit lugeda ja ma ei tea, igasuguseid asju teha, et siis neil ei olegi kokkupuudet ühegi teise inimesega ja kõik teised on niikuinii halvad. Et noh, siis ei olegi aga ma võimalik. tahangi, just täpselt, aga nagu Jeesus never ütleb seda, vaata tegelikult see, et nemad ütlevad seda nii, see ei ole nagu Jumala sõna jah, ja see ei ole Jeesuse sõna, vaata Jeesus ja Jumal rääkisid sellest, minge nende juurde, minge kõigi juurde, minge nende patuste ja veidrate asjade ja inimeste juurde ka ja armastage neid ja näidake neile, mis tähendab Jumalaga koos ja tema kuningriik on ju. Et see, et nemad ei osanud või ei oska või nad on elanud selles oma mullis sees on ju ja ei julgegi sealt välja tulla, et see ei ole nagu halva pärast või nagu nende viga, nad on lihtsalt kuidagi õppinud nagu selles elus eksisteerima. Et see on nagu lihtsalt asi, mis on nagu juba nende omane. Et mhm. aga nad on kõige sõbralikumad ja siiramad inimesed, keda ma olen kunagi nagu kohanud, ongi nagu kristlased. Et neis on kohe sihuke mingi süda on nagu oma koha peal, mingit draamat ei ole. Siis sa oled häid kristlaseid kohanud. On ka teistsuguseid, usu Jaa, mind. aga see sõltub, vaata, ma usun täiesti sellest inimesest, on ju, et nagu, mis jääb, vaata, selle tema ja Jumala vahele, vaata, sest Mhm. kui sa elad selles patus ja selles vales edasi, vaata, no siis sul tekib seda kaost, on ju, et see sõltub sellest inimesest No täiesti, ma mind arvan. häirivad need kristlased, kes on hästi nagu nendesse reeglitesse kinni jäänud ja Mhm, tihti on need ka pastorid ja siuksed kõrgema koha inimesed ja siis nad lihtsalt teevad neid ühtesid samu asju, mis on nii-öelda mhm, õiged ja mhm, siis ja kõik see päriselt ühenduse pool või spirituaalne pool, see on üldse mhm, tahaplaanile jäänud ja siis mhm, nõutakse kõigilt teistelt ka sedasama asja. No minu jaoks see on mhm. nagu korruptsioon, et siuke asi ei lähe, et Ma toon laadja, sekund. okei okay. Ma olen sinuga täiega päril ja mul on kirikuga räigelt vedanud, ehk siis meil on kirikus pastor Ivo ja tema naine Liis. Ja nagu see naine Liis, ta on must peaaegu poole vanem, aga Mhm, ta on mul ülihea sõbranna ja tema võttis mind täiesti nagu omamoodi vastu ja ta ütles nagu, tavaliselt nad on nagu sihuke veits, et üks sihuke, ta võttis nagu kohe vastu selle ja sa oled spirituaalsest maailmast ja need asjad ongi nii ja nagu sihuke nagu uue maailmavaatega vaata, et no ta ei olegi kinni ja ta selgitas mulle nagu ja võib-olla ei näinud mind kohe nagu kui halvane, nad ongi siuksed nagu uue ajastu pastorid veits, et nad on ka tegelikult noored, siuksed 40-ndates ja samas ma olen näinud ka meil kirikus nagu siukseid, kes elavad oi, on ju selles, täitsa selles kinni on ju nagu millest sina rääkisid. Ja ma näen nagu, et ma arvan, et uus sugupõlv peab nagu tuleb peale, vaata, et siis see on sellest, kui need vanemad ja nii edasi on ju, et see uus sugupõlv peab nagu peale kasvama, kes võtabki seda nagu maailmat vastu, sest tegelikult kristlus ja kõik need inimesed, see on olnud ju nii kaua kinni, vaata, et nad on mhm, olnud selles omas mullis on ju. Ja alles nüüd hiljaaegu näiteks Eestis on suur ärkamine kristluses, Ameerikas on räige, kui sa vaatad seda nagu mul algoritm viskab nagu hästi palju, mis seal toimub ja samamoodi ka, mis toimub nagu maailmas, et see on räme ärkamine kristlusesse ja noh, neile see ongi noh, nendele old school tüüpidele, nad on seal eluaeg käinud ja palvetanud ja olnud selles oma nunnus mullis onju. Mingid tüübid tulevad, mingid nõiad ja asjad ja mhm, appi onju. Et nad ei taha nagu halva, aga nad ei nagu ei oska onju, aga siis mulle hullult meeldivad meie pastorid nagu Ivo ja Liis, et nad on nagu hästi avatud ja sõbralikud selle koha pealt ja nad on nagu mingi jaa, noh, need asjad ongi niimoodi ja seal ongi see vaimumaailm ja nad nagu ei ründa sind, vaid nad nagu
nagu toetab selles nagu protsessis, et nad on niisugused nagu uue ajastu inimesed ja samamoodi ongi need nagu uue ajastu kristlased, ma arvan, et kuhu nagu see kasvab, ongi see nagu leplikkus ja nagu ma ei tea, mina vaatan Harry Potterit ja mul poiss ka vaatab Harry Potterit nagu, et see võibki olla ja samamoodi mu poisile meeldib vaadata mingeid õudus nagu unenägusid, aga samal ajal ma ütlengi talle, et mitte õudusunenägusid, multikaid, ma ütlen talle, et no okei, no vaata, aga sa ise tead, sa avad selle portaali, vaata, et see koll tulebki su unenägusse, on ju, ta näeb halbasi unenägusid. oot , et palun. nii et sa usud , et siis kui sa vaatad midagi , siis sa avad portaali või ? See avab ikka, vaata, sest su alateadvusesse nagu jäävad mingid asjad, vaata, see ei pruugi, aga see võib aga nagu avada. kui näiteks mina kirjutan mingi horror story onju , mingi õuduka , mis tuleb minust , sest mina kirjutan seda . nii , kas siis mingi teemon saab seda ära kasutada ja siis selle läbi portaali teha ja aga kellegi teise sisse minna ? kus sa selle horrori üldse oma pähe saad, vaata? Selleks sul on vaja seda energiat kuskilt ammutada. Kõik on energia, vaata. Sul on aku tühi, sa akut laed, täitub, on ju, sina oled samamoodi see aku. Ja sul on vaja mingit infot kuskilt. See nagu energia ongi tunne, mis on sinu sees, sinu peas. See võib tulla A või B variandist, on ju. Vahet ei ole, sa ammutad seda. Kui sa tahad, sa võid ammutada seda, vaata. Sa võid seda horror story't ammutada. Ja aga sa ei ammuta seda armastuse energiast, vaata. Et sa aga ammustad. vot sellega ma ei saa päris nõus olla , sest võib-olla see story on horror story ja seal on nagu elemendid , mis on õudsad , aga võib-olla story ise on tegelikult , toob esile just seda , kuidas nagu olla , noh , armastust välja tuua või mis iganes onju . et Aga võib-olla, tegelikult sa vaata, jälle, see on sinu ja jumala vaheline asi, on ju. Võib-olla ma panen praegu pange. Ma ei ütle, et ma olen kõige tõepäärasem, ma olen lihtsalt inimene, on ju, ma jagan oma arvamust. Ja see võib ollagi, et sa võib-olla palvetad jumala ees, ütled, et davai jumala, aita mul luua nagu mingi horror story, mis paneks inimesed mõistma ja tundma sind veel rohkem, on ju, ja tooks selle armastuse esile, et nad, sest piibel on täis horror story mõnes mõttes, aga see on armastuse raamat, on ju ikkagist. Et see siis ongi see, et jah, nagu sa ütlesid, see võib täiesti tõsi olla, on ju. Aga kui sa tahad teha umbes sihukest tõudukat hakata tegema, siis seal on olnud ka olukordi, kus on nagu päriselt vaime välja kutsutud ja inimesed on ära surnud peale õuduka filmimist. Et sa kutsud neid teemaneid esile. Neid lugusid ma olen kuulnud jah , kus võtteplatsil nagu inimesed panevad kotti ära onju . aga vaata , kui me räägime nüüd sellest , ma hüppan väga palju ringi , sorry . lihtsalt . Need New Age'is oled sina jumal , onju , ja sina lood reaalsuse põhimõtteliselt . kõige tähtsam on , et sa lood enda reaalsuse . nii , aga see tegelikult ei lähe piibliga vastuollu nii palju , et kui jumal lõi inimese , siis ta puhus enda hinge selle kesta sisse , kes inimene on , onju . mis tähendab , et tegelikult me kõik oleme tükike jumalast . aga kas see siis tähendab seda ka , et vaata , sa ütlesid , et nagu on nagu kaks nagu põhimõtteliselt jõudu , onju , et ongi nagu see pimeduse pool ja valguse pool ja mina olen nagu aku . aga kas mina siis kui tükike jumalast ei ole ise kas siis tükike valgusest või siis ise omaette olend , kuna mul on vaba tahe , et ma ei ole ei must ega valge ? aga kui sa oled ei must ja valge , siis kus sa energiat saad ? no mingi energia ju peab ju endal olema , muidu sa ju sured ära . no ongi sinu eluenergia , okei, see on üks , on ju , sa lihtsalt kulged ja elad , on ju . Need inimesed , kes , ma olen tähele pannud , kes üldse vaimumaailmaga kokku ei puutu , neil on nagu veits paremini asjad . Nad on rohkem selles reaalsuses siin, on ju . Nad ei puutu sellesse . Nemad väga tavaliselt neid ei koti see jumala teema ja nad väga ei puutu ka sellesse vaimsesse maailma, on ju . Ehk siis nendele jaoks see vaimne sõda jääb nõnda öelda veits vähema, on ju . Kui sa seda portaali ei ava sinna , siis see tähendab ka seda, et need vaimud ei saa sulle niimoodi on ju ligi , et sa näedki nagu tegelikult selles jumala energias rohkem on ju kohal . Aga selleks, et nagu võtta siis täit on ju , sest kui sa ei võta seda vastu, siis sa ei saa ka täiusmahus seda on ju . Sul on see olemas , sa elad oma elu , aga samamoodi sa võid elada ka nagu isekuses ja sa võid elada ahnuses , sa võid olla kuri , sa võid olla südametu , sa võid olla tundetu . Et see mingi
teemant või see asi käib sinuga ikka kaasas, vaata. See ei pea olema just nii suurel määral, mis on nagu tuleb selle spirituaalsuse ja sellega kaasa. Aga ta ei saa sind nagu, jumal ei saa sind kaitsta täielikult, kui sa teda vastu ei võta. okei, lõppkokkuvõttes siis on Mhm. ikkagi, et sa oled kas valguses või pimeduses, ega siin muud vahet ei ole. Täpselt. et Ja siis samamoodi ka kristlased, nad kukuvad pimedusse ja see on osa sellest ja see saatan või nagu see kurjus, ta ründabki sind ja ta tahabki, et sa sinna kukuksid ja see ongi selle osa, et sa püsid seal tugevuses ja sa valid palvetada ja sa valid sinna uuesti minna, isegi kui see kurjus peale nagu tuleb. mhm, Et okei. Ühesõnaga siis no isegi kui see nagu idee, et me oleme ise jumalad, onju, Mhm. mis siis nagu võib võtta ka piiblist, onju, alguse, siis lõppude lõpuks need inimesed siis, üldse tegelikult, kui me läheme New Age'i juurde, siis mina Mhm. olen tähele pannud, et seda on kõvasti vähemaks jäänud kui näiteks 10 aastat tagasi, et see Seda nagu, on täiega. et nagu kõik need New Age'i inimesed kas lähevadki kristlusesse või kaovad lihtsalt ära kuhugi, et nagu Mhm. ma ei tea, mis värk sellega on, et kas sa lihtsalt ei pidanud vett või ja siis järgmine küsimus sulle ka veel, et kas sa kristallidega tegelesid kunagi? Ja mul on nende täie raha eest neid olnud ikka. Kas sa usud, et kristallides on mingi energia? Täna ütlen, et ei usu. Okei. Vanasti ma uskusin, väga uskusin. Mhm, Aga jälle, milleks mul on vaja osta tükike kivi ja panna sinna oma usk? Nagu, ma ei tea, sama hästi pane sellele pipratopsile, vaata. jah, Mu usk siis seda töötab, ta võib töötada mingil määral, aga nagu see tuleb läbi sinu, vaata see usu, on ju. Kristallidel on see vibratsiooni teema ja mhm, sa vibreerid, on ju, samal tasemel. Aga see tegelikult ajab sind lihtsalt nagu segadusse. No kui sa midagi tahad, pane sõnum otse Jumalale, et davai, ma tahan seda saada, mulle seda, aita mul nende asjadega. Ja hästi tähtis on, et sa tänad teda nagu, et aitäh, et mul on kodu, aitäh, mul on söök, aitäh, mul on hea elukaaslane, pere, mida iganes nagu. Ja et sa elad selles nagu tänulikkuses, sest siis sa nagu saab sind kanda, vaata. mhm. Et sa nagu mitte, et sa ei käi ainult nõuad, vaata, et jõu paps, anna seda, onju. Köhib Et sa appi, jah? nagu tänad, köhib appi ja, sest ta köhib, onju, aga sa pead tänama ka teda ja sa pead nagu tema teel kõndima, onju, et ta vahepeal sul tekib asjad, et näiteks mul tekkis olukord, et ma pidin nagu ühe investeeringu tegema, ja ma olin nagu mingi, god damn, et meil saab raha otsa ja kõik läheb pekki, onju. Aga ma nagu kõndisin seal usus ja tuli välja, et nagu jumal hoidis ja kohe imekombel tuli raha juurde, onju, ja ma Mhm, nagu mingi okei, no ma siis kõnnin, onju. Aga see ongi see usus vee peal kõndimine, et ei julgeks, sest vanasti oligi nagu sihuke kogu aeg hirm, onju, raha saab otsa ja see ja see ja see ja ma manifesteerin, olen ülitugev, onju, ei saa otsa, onju. Aga mul ei ole vaja võidelda vaimse maailmaga, mina ei suuda võidelda vaimse maailma vastu, keegi meist ei suuda, onju. Et ta ise teeb ära need asjad, onju, ta paneb need asjad liikuma nii, nagu sul on parim nagu sinu jaoks, et ta on hea, ta on hea. mhm. Mhm, Okei. Selles mõttes, et just see kristalli teema on mhm, mulle alati huvi pakkunud, sest mina ka ei usu, et nendes on mingi energia. Sellepärast, et siis mhm, peaks olema soolas ja suhkrus ja igas liivateras ka energia ja siis me peaksime neid mhm, koguma onju endale. Sest kõik on kristalliline struktuur, et jätame vee ära ja siis saame väge sealt või. mhm, et mhm. aga ma olen näinud ka neid kristlasi, kes arvavad, et nendes ikkagi on mingi vägi, aga Aga need ei ole siis kristlased ju ikkagist, et need ei ole jõudnud sinna päriselt südamega. Et ma olen ka näinud no ja üks alles. ma olen näinud selles kontekstis, et näiteks laagreid tehakse, kristlikke laagreid, Mhm. kus siis on seminarid, kuidas kristallid on halvad. et nagu siukest asja. Okei, võib-olla selle seminari all mõeldigi siis seda, et nad selgitasid nagu neile, et jõu, et teil pole vaja kristalli poole pöörduda, kui sul on nüüd armastusenergiat vaja, vaata Jut, umbes, või sul on raha juurde vaja, et jutt ma oli arvan, et ikkagi, see et kontekst on. jutt oli, et visake kristallid ära, sest nendes on halb energia või teemonid tulevad läbi nende nagu. Aga vaata, kui sa lood selle portaali, vaata, see on jälle see portaali loomine. Sa avad ukse, onju. Kui sa võtadki selle kristalli, ta on ilus, onju, sa ostad ta poest lihtsalt, et kodu kaunistada. Mhm, Ja sa ei osta seda eesmärki, et ta nüüd paneb mu kodu energiat paika ja mu elu paika, onju. Kui sa oled juba selle ükskord ostnud selle energiaga, sa oled juba selle nagu portaali sinna onju avanud ja sa need, aga kui sa ostad nagu
ehteid on kasutatud sadu aastaid, on ju, kristalle, vääriskivisi, igasuguseid kuningad, kõik asjad, sest need on ilusad, aga sinna ei ole pandud seda hinnangut, on ju. Mhm. Et see saatana või see portaali avanemine toimub selles hetkes, kus sa paned sellele topsile ja kristallile Just. selle hinnangu ja ütlemise, et nüüd sa oled armastusenergia, onju. kui sa teed seda lihtsalt selleks, et ta looks seda ilu, on ju, hubadust, seda asja, aga kui sa oled täna juba pannud need portaalid sinna, siis pigem nendest hangi nagu ära ja sa tahad mingit kristalli ja ilusat nagu olemist, siis sa võid selle sinna osta ja lihtsalt sellepärast, et ta seal nagu on kui ese, mis on kaunistus, mitte kui portaal. et Ja- mul oli üks portaal, üks naljakas nagu veider lugu võib-olla portaalidest, et selgemini aru saada, jah. mul oli üks peegel ja ta oli siiamaani, me alles nüüd natuke aega tagasi viskasime selle kodust välja, mille peal ma kunagi tegin räigelt rituaale, onju. Ma enda arust panin selle portaali ja peegli kinni ja ta oli nagu ilus ja särki-värki, aga see oli mu lapsetoas, siis ma arvasin nagu kuidagi kogu aeg mingi, et selles nurgas on mingi värk, vaata kogu aeg ja ta kardab, onju. Creepy. ja just onju, ja siis meil elu nagu kuidagi mingi rünnakud toimusid, et meie suhte vahel, et mina ja Alex nagu hakkasime veits nagu tülitsema ja mingid pinged tekkisid, onju. me ei tülitse never, aga siis lambist tekkisid ja siis Alex nagu oli nagu mingi, kuule, meil on nagu vaata tont siin toas, onju. ja siis ma nagu, et on ja ihukarvad läheb püsti, üli creepy energia, onju. siis ma nagu, kuule, et see tüli vaata meie vahel, see ei ole meiest, me enne seda palvetasime, et ju, et jumal, et see, kes meid ajab tülli, see ei ole meie, vaata, see on see vaimne tegur, see on see devil, on ju, meie ei tülitse. aga mingi energia, mingi asi mõjutab ja siis me nägime seda seal nagu ja me viskasime selle välja, selle peegli ja niimoodi läbi ukse me tundsime nagu läks minema ja see, aga samas pool nagu läks ära ja pool oli veel, meil oli 2 öösel, me võitlesime mingi fucking vaimuga siin. me ajasime seda minema, lugesime mingit piiblit, helistasime ühele kristlasest nagu tuttavale ja temal on hästi tugev sihuke jumala sõna ja siis ta läks nagu ära, aga see portaal, ma enda arust panin kinni ja ma kasutasin seda nii edasi, seda peeglit kui ilusat elementi, onju. aga ta ikka, ta käis läbi, vaata, kuna sellel oli juba see tugev jõud taha pandud. aga kas see portaal saab siis mõjutada ainult sind, kuna sina tegid selle, või ta saab mõjutada ka näiteks, kui sa peegli mulle annad, et siis ta mõjutab mind ka, nii et see jääb eseme ja külge. see jääb aga eseme kui ma külge. nüüd peegli teen 4 tükiks, millise tüki küljes portaal on? selle kõige kõige, viska minema lihtsalt. jaa, Jah. aga ma mõtlen nagu seda, et kui ma panen mingile esemele on ju mingisuguse needuse portaali, mis asja peale, et kui ma lõhun nüüd selle asja ära, aga nende komponendid on alles, siis kas nendes on ikkagi see portaal küljes? ja see energia jääb külge. aga kui kaua, kas kuni ma molekulideks löön selle või? et nagu ma ei ole seda uurinud, onju, kui kaua. minu jaoks on lihtsam lihtsalt koduuksest välja need asjad visata ja nagu ma ei tea, miks ma pean üldse sellega tegelema. praktiliselt küll. ma olen lihtsalt ise siuke kiksuga inimene, et mulle meeldib teada, et noh, et kui keegi juba väidab. võib-olla siis ma ütleks selle peale, et las ta saab uue elu, vaata. et ongi, et las teeme liivaks valmis, onju. las ta läheb nii väikseks ja siis saab uue elu, onju, ja siis palvega, et davai, seal on uus elu antud, onju, et ta on uueks saadud, onju. mitte, et iga liivatera on nüüd osake portaalis, kus väikesed teemonid hakkavad välja hüppama. ei ole nii. aga vaata, osades kohtades on ka, sa lähed sinna, seal on ülikriipi energia, vaata, seal on neid portaale palju, onju. et sinna ei pea minema ja nendest näiteks, kui sa lähed sinna Hullumajja, kes meil siin Tallinnas on, ma ei tea, kas keegi on seal pargis käinud jalutamas, seal on räigelt veider energia. Pattade vangla juures oled käinud või? ja no just, onju, ja see ongi need on need portaalid, onju. et ja miks öeldakse, et surnuaias ära niisama käia jalutamas, onju, sa võid mingeid asju endale kaasa hakkida, aga see tundub ju huvitav, et ma tahangi nüüd minna, onju, tunda seda energiat. no mine, onju, ma ei tea, sa ei tea kunagi, mida võib, onju, aga mina olen nii palju kogenud, ma ei taha üldse, miks ma pean sinna maailma üldse sukelduma, onju. mul niigi vahest võitlen nende olenditega ja see on reaalne ja piibel räägibki sellest, et ei võitle nagu inimestega füüsiliselt, vaid sa võitled vaimus ja sa võitled selle vaimuolendiga, onju. et ta ei keela, piibel ei räägi, ütle sulle, et see ei ole tõsi, see on tõsi ja see on väga tõsi ja nagu vali oma pool ja astu kurjusele vastu, onju. selles mõttes, et kuidas te see tont siis läks minema teie korterist? Läks ja tüli läks ka ära.
okei higi läks ka minema. väga huvitav ja aga kõik läks nagu puhtaks. aga siis oot nii et vaimud tulevad läbi portaalide, väga palju on räägitud sellest ka, et näiteks kui inimesed surevad või mis iganes, katke peeglid kinni onju ja läbi peeglite, kui sa paned 2 peeglit näiteks üksteise vastu ja paned küünla põlema, siis see tekitab portaali, et kas sa usud, et see on nagu päris teema või sa pead ikkagi intentionally nagu avama mingite rituaalide läbi selle peegli või eseme, see ei pea ma peegel arvan, olema. et see on ikka siuke, sa pead ikka kutset tegema. Et kui sa nüüd panedki lihtsalt juhuslikult 2 küünalt siia ja sa oledki nagu mingi, ma ei tea, küünal põlema, vaata. Aga kui see juba tekib see alateadvusesse, see kõigepealt on nagu, tekib see mõte, vaata, see patt, esimene inimese patt oli ka samasugune, vaata. Et see uss ütles sellele Eevale, et jõu, vaata selle puu otsa, onju, millest ei tohtinud süüa. Jumal ütles, et sa võid siin paradiisis kõike teha, kõike süüa, kõik on tore, onju. Ja ta ütles, et vaata selle puu otsa, ütles uss, et see on ju süütu, vaatamine on ju süütu, mõtlemine on ju süütu. Selle küünla sa võid ju panna, see on ju süütu tegevus. Aga kui sul juba tekib see mõte, et aga avaks võib-olla portaali, vaataks, mida see teeb. Ehk siis ta pani selle mõtte sulle pähe, onju. Ja selle uss on ju, et ahah, on ju, tal tekkis see süütu, siis tekib see huvi, et aga kui sa selle ära sööd, ta valetas siis talle, et siis sa saad sama targaks kui Jumal ja sa ju tahad seda tegelikult saada. Ja siis see on sinule see, et sa ju tahad seda portaali ju avada, sa tahad ju kogeda, sa tahad ju käia, on ju, täiega tahan. Ja siis ta tegi seda, ta sõi seda, ta pakkus sõbrale ka ja nad kukkusid paradiisist välja. Ehk siis sama fenomen on see, et sa võid selle portaali avada, aga sa ei tea, mis kaos sellega kaasa tuleb, on ju. Kui sa avad See ei portaali, pruugi tulla. kas sa saad siis ise teisele poole minna? Mis mõttes? No ma ei tea, kas mentaalselt või mis iganes, et näiteks keegi avabki peeglisse portaali, kas ta saab siis nagu ise kuidagi vaimumaailmaga rohkem ühendust läbi selle peegli või mis iganes? No ja mina tegin igasuguseid rituaale ja need väga hästi töötasid, aga no ma ei tea ju, kellega ma jälle neid lepinguid tegin, on ju. Et need töötasid ja see oli seesama peegel, mis meil välja läks. Aga siis ongi nagu see, et alati see peeglite jutt just on mulle natuke pinda käinud, sest meil tänapäeval on kõigil must peegel kogu aeg taskus, näeb must peegel. Kogu aeg. Ei, ma ei tea, Pidevalt. mina olen lihtsalt, ma olen nõus. Ega ma ei tea, ega see kõikides portaalides, kui sa ei avagi neid portaale ja nii edasi. Võib-olla see on ka, et sa võid selle kristalli läbi ka selle portaali avada või selle nagu pipratopsi, on ju, aga võib-olla see on lihtsalt, kuna veits creepim, on ju. Ja, ei, no jah, ma ei tea, see tundub lihtsalt rumal, sest siis matuseautodel ei tohiks peegleid olla ja nii edasi, on ju. Ja. No ta on pigem siuke nagu juba see mõte, vaata, et ma mõtlen ja ma teen ja ma astun seda sammu, on ju. Ega see peegel ise ei ole sul mingi asi, vaata, aga ta on siuke vahend, on ju, mida sa saad kasutada, kui sa soovid nagu selle tegemiseks. Okei, aga kui sa, kas sa nagu näiliselt või siis ütleme kunagi proovisid ühendust saada ka inimestega, kes on nagu siit maailmast ära läinud juba? No ikka, jah. Kas sa arvad, et sa said nendega ühendust või mingi muu asjaga? Vaat nüüd ma ei tea. Ega ma ei tea ju, kellega ma räägin. Nojah, Ma võin ju arvata, et ma räägin surnuga. Peegel, piibel ütleb, et surnuid ei ole olemas, vaata. samas Saalomon kutsus välja, Saalomon kutsuti välja vist Taaveti poolt või? Ja seda ma ei tea. Ja see on täitsa päris lugu piiblis, kus nad reaalselt tegidki seda rituaali ja seal ei ole mitte mingit nagu ütlus selle kohta, et ei, see ei olnud nagu Saalomon. Aga mis siis sai, kui nad seda kutsusid välja? No tal läks kõik perese. Sellele... Aga no vot, aga siis see ongi see, et sa ei tea, kes välja tuleb ju. No vot, sa ei tea. Ei, aga nagu story oli umbes niimoodi, et mingi lahing tuleb, lähme küsime nõu, aga ta on surnud. Ma ei tea, kutsume välja, mingisugune nõid oli, seal kutsus välja, siis ta oli, okei, see on päriselt Saalomon, kes tuleb siia, aga kuna sa tegid seda rituaali, nüüd sa ei saa seda õnnistust, et nagu see lahing võita. Et umbes midagi sellist. Aga devil oskab ennast maskeerida ükskõik milleks sa tahad, vaata. Aga siis ma kujutan ette, piiblis oleks kirjas, et see ei olnud päris tema. No vot, ma ei tea, ma ei jään selle koha pealt sõnavõrgu. Okei. Pean seda uurima, seda teemat. Ühesõnaga point on selles, et sa kutsud kellegi välja, aga sa ei saa olla kindel, et see päriselt see inimene on. Et sa lihtsalt kutsud kellegi.
sa saad informatsiooni, sa saad informatsiooni, see on hea. Ma kutsusin seanssidel paljude inimeste mingeid esivanemaid asju välja ja nagu arutasime mingeid asju, on ju, mida oli vaja siis, kes soovis mingeid küsimusi, on ju. Ja küsisime nõu ja nii edasi, on ju, või lahendasime mingeid traumasid, on ju, mida oli vaja. Ja siis nad tulid kohale ja ta annab seda energiat, nagu see inimene oli, sa saad kogeda väga nagu päriselt, nagu see inimene eksisteeris, need Mhm. inimesed ütlevad, jaa, see on täpselt nagu minu vanaema energia näiteks on ju, täpselt samasugune tunnetus tuli peale, on ju. Ja aga samamoodi sa ei tea tegelikult, kas see oli ikka su vanaema, sa võid olla täielikult veendunud, aga samamoodi see võis ka olla see devil, kes ennast paneb kui sinna maskotti. Mul tuleb mingi muinasjutt sellega meelde, ma ei tea, kus nagu hunt riietus ennast millegagi, selleks Lambaks. vanaemaks, vaata, siis ta ütles, Vanaemaks. või Jaa, okei. lambaks ka või kuidagi, et ta võibki olla nagu sihuke hunt lambanahas veits, vaata, et ma nagu olen, on ju, ta annab sulle selle info, mida sa tahad, on ju, aga sa ei tea kunagi, kellega sa räägid ju. Mhm, mhm. Sul ei ole inimestena, meil ei ole vaja seda maailma torkida. Jah, meid nagu rünnatakse, meil on vaja ennast kaitsta selle maailma eest ja ollagi, seista sellele vastu, aga mitte, et me niisama seal käime nagu midagi infot otsimas. Kui meil on vaja infot, siis sa küsid Jumalalt ja ta annab sulle selle info ja ta annab sulle kõige puhtama, täpsema, korrektsema vastuse, mida sulle ükski vaimolend ei anna. Olgu. Kuule, aga kui nüüd näiteks keegi Mhm, mingisugune nõid vaatab seda või mis iganes näeb sind kuskil, teab, mhm. kes sa oled, kuna sa oled pooli vahetanud ja üritab sind rünnata, kas sa üldse tunned midagi või siis Jumal katab kõik ära juba automaatselt, et nagu täiesti null? Ma ei tea, ma usun, et suht katab ära. Vaata, minu arust avaldati just Eesti Ekspressis päris suur Mhm. artikkel ja see läks nagu ikka päris vairaliks. Ja sellega, kui mul läks selgeltnägijad vairaliks, ma olin ikka räige rünnaku all, mul oli ikka väga putsis olla. Aga kui mul nagu see avaldati, no natukene võib-olla unenäod ja nagu sihuke peale seda unenäod on hakanud nagu kassima rohkem, ma näen okei. kogu aeg mingid, mul mingi räige möll käib selle, ühesõnaga mul nagu väga rünnatakse, mind proovitakse väga räigelt rünnata, minule saadakse ligi hetkel ainult läbi unenägude, sest mul ei ole veel seda täielikku oskust nagu unenägudes siis enda kaitsepositsiooni panna, seda palvet seal luua ja seda kogu asja, et minust saadakse suht palju nagu üle ja mul on päris räiged unenäod. Aga ma näengi, et see on nagu ainuke koht, kus mind nagu hetkel on nagu uni ja ma tean, et see on ka muutumises, et see on ainult aja küsimus, kui ma olen ka nagu selle teemaga nagu jälle nagu võidetud, vaata. Sest nagu devil on juba võidetud, tal ei ole nagu midagi nagu saatan ja kurat on võidetud, nagu Jeesus suri selle eest, et see saaks võidu ja ta on juba kinni metsitud ja nagu kaotanud Jumalale. Et see on lihtsalt nagu millal, et ma ei tea. Ma ei Kuule, tea, kas see vastas su küsimusele? ei, vastas küll Mhm, ja tead, mul nagu rohkem väga küsimusi ei olegi, et väga põnev on su lugu olnud, väga põnev jutt. aga ma küsiks sinu käest, kuidas sa nii hästi piiblit tead? Ja mina olen äh, tükk aega, tähendab, ma põhimõtteliselt kasvasin ka kristlikus ringis ja olen Mhm, käinud minevikus kirikus päris palju, mhm, teinud kaasa, mhm, kõike teinud. Ma olen mhm, päästetud, ristitud, kõik need asjad onju, mhm, kõik miljon asja. Ma mhm, tean päris hästi, sellepärast mhm, et mina pidin harjuma kirikus selle vastusega, et ära kiusa Jumalat mhm, ja selle vastusega, et kõike ei pea teadma, mis mhm. minu meelest on täiesti nagu vale. kui See on jabur jaa. kui sa ei tea, mida sa usud nagu, siis nagu lõpeta kohe ära, et milleks nagu ennast petta. ja Mhm, tänapäeval mina enam kirikus ei käi, ma arvan, enamus kirikuid või noh, kõik kirikud, kus ma olen nagu käinud ja olnud mingil määral kasvõi osa, siis kõik on korrupeerunud minu meelest. Et mhm, seal need kõige ülemised inimesed ei aja õiget asja minu meelest. Ja kõige tähtsam mhm, minu meelest, mis on pekkis, on see, et inimesed lähevad ego peale üle.
et nad ei aja enam seda päris asja, vaid nad on, et ma olen pastor, ma teen niisuguseid asju ja no ma olengi äge nagu, et aga tead, praegult oleks võib-olla just sinusugust inimest vaja, vaata. Ja jumal oleks just valmistab, vaata sind äkki võib-olla siuksest asjast ette, kui sina näed siukest asja, vaata siukest viga, mida võib-olla mõned ei näe, onju. Siis miks sa ise asja paika ei pane? Miks sa ise ei võta tead seda miks või? sammu? Sellepärast, No et siis öeldakse, et Joosepil on autoriteediprobleemid ja keegi ei võta enam ei, tõsiselt. Jah, see on ei juhtunud ole, mitu aga korda. see on ju, aga vaata, aga seda Devil tahabki ju, ta tahabki, et sa ei läheks sellele teele, millele sind on loodud. Sind hirmutatakse, sind takistatakse, sind kiusatakse ja tagakius ja kõik see ongi reaalne ju. Ei, no jaa, aga selles mõttes, et nagu väga lihtne oleks olla lihtsalt nagu seal kirikus on ju. Mhm, Vaata, mina ei usu kõike, mhm, mida mhm, klassikaline Eesti kiriklane siis usub. Et mhm, minu mhm. jaoks on see maailm palju suurem ja laiem kui lihtsalt Aga piibel. räägi mulle, mida sa ei usu? Ülihuvitav oleks kuulda. Okei, ma ei usu näiteks seda, et kõik, mis piiblis kirjas on, sa pead 100% tõe pähe võtma. Nii Ma nagu näiteks, too mulle mõni koht. näiteks vaata, piiblis on näiteks apostlite teod, piiblis on nagu need Mhm, kirjad, mis on kirjutatud mhm, teatud nendele ajaloolistele siis kogudustele mhm, ja nii edasi, et mhm, inimesed loevad neid tihti, et näe, Paulus kirjutas siin nii ma pean tegema. Aga tegelikult mhm, Paulus kirjutas teatud inimesele nii mhm. ja tema peab nii tegema ja sina võib-olla vaata, miks ta kirjutas ja mis seal nagu valesti oli või just õigesti oli, onju. Mitte seda, et me lihtsalt võtame, repime kirjakohti välja ja siis hakkame ütlema, et kuidas elu käib, onju. Aga see on ülihea ju. See on täiega hea, et sa siukest asju näed ja et sa võib-olla oskad seda asja täiesti teistmoodi välja tuua. Et see on võib-olla, mitte võib-olla, vaid see on täiesti kindlasti siuke aspekt, mida tegelikult maailm võib-olla vajab, mitte võib-olla, vaid kindlasti, mida Eesti vajab. Miks mulle minu kogudus meeldib, et see on nagu noortepärane on ju, et see ei ole siuke old age vana kirik, me oleme nüüd kõik harjunud Mhm. selles mattunud pastoriga, kes tegelikult võib-olla vihkab oma tööd, onju. Et ja me kõik käime selle järgi, onju, vaid meil on nagu hästi sihuke elav see, et meil on nagu südamest elav Jumal, onju. Ja me lähme kaasa nagu tänapäevasusega, et meil minnakse kaasa, et ei olda kinni selles nagu vanas ajas. Aga, ja minu arust samamoodi seda on räigelt vaja ja selleks, et inimesed üldse saaks nagu kristlusesse tulla, see on vaja nagu nagu tänapäevastuda ja ma näen nagu USA algoritm annab mulle palju, mis seal toimub Mhm. ja seal ma nagu, minule jääb selline mulje vähemalt, ma ei tea, kas see on päris, et seal see on palju kaasaegsem, on ju see kristlus ja see usk, kes üldse käib nagu natukene teistmoodi, kui see see käib see nagu väga meil oleneb, Eestis. see väga oleneb See jällegi. oleneb, no ikka loomulikult Jah, alati sellest kirikust ja nendest inimestest, aga aga see on koht nagu, kus Eesti saab kindlasti nagu areneda, on see, et ta nagu ja selleks meil on vaja uusi inimesi, meil on vaja inimesi, kes näeks asju teisiti, sest see korrupteerunud tüüp, ta tegelikult oma vot, mätta otsast palju kaugemale ei vot näe, onju. siinkohal on minu point see, et mina olen loonud Mhm, endale platvormi nüüd mhm. ja kutse on väljas, et kui mõni pastor tahab minuga siia debatti tulla nagu tegema, siis lasku käia hea meelega. Mis tähendab debatt? Debatt, noh, arutelu või siis sinu argumendid, minu argumendid, laske käia nagu, et selles mõttes ma olen mitu pastorit ajanud sinna nurka, et nad ei oska enam midagi öelda ja siis nagu Ütle pööravad minu mulle mõni vastu. küsimus. Mul on väga huvitav, ma tahaks teada, mõtle Ma mulle pean mõni siis meelde küsimus. tuletama nüüd neid küsimusi, sest ma olen nagu selle asjaga enda jaoks teinud nagu lõppu, et Mhm, ma ei hakka neid ümber mhm, kasvatama. Suured inimesed mhm, võiksid ise nagu ise teada, mida nad teevad. Eriti kui nad on mhm, valitud mingiteks pastoriteks ja asjadeks. Aga mhm, tavaliselt need on siuksed asjad, mis nagu tulevad siis välja, kui sa nagu käid kuskil kirikus või kogukonnas või mis mhm, iganes, inimesed omavahel räägivad ja kogevad asju ja tulevad sündmused ja siis sa näed, kuidas nad mhm, teevad midagi nagu mitte otseselt, võib-olla teevad valesti, võib-olla lihtsalt nagu tahad selgitust, et miks sa nii tegid, et nagu tegelikult ju võiks teistmoodi teha, siis tuleb sealt mingisugune ebamäärane vastus, et kuidas inimesi kirikutest välja
visatakse, siukseid olukordi on olnud ja ma olen ka neid näinud see ja on täielik see on bullshit. reaalne teema. See on bullshit, ma olen nõus ja see ongi nii ja sellepärast, et me oleme ainult inimesed ja me olemegi üks patuunnik nagu ja me ei saa tegelikult süüdistada neid inimesi, sest Jumal oma sõnas nagu otseselt piiblist seda ju meile ei kirjutanud, on ju. Tema ei ole süüdi selles, et meie oleme nagu nii saamatud või need Jah. pastorid on ju saamatud. Aga see pastor on süüdi selles. Selles mõttes. Just. Et nagu ja siis mu point ongi selles, et mina tegin lõpu sellel hetkel, kui ma nägin, et esiteks nagu need juhid on korrupeerunud ja kõik, kes nendele järgi jooksevad, ei mõtle. Nad ei tea, mida nad usuvad ja kui sa hakkad küsima need midagi, siis on nagu mökk-mökk ja nii nagu väikese maailmavaatega inimesi, nagu mul ei ole nendega midagi teha. Ja sellepärast ongi siis see, et ma parem teen oma asja. Lisaks minu usk ei kattu 100% nende omaga, et ma usun küll seda võib-olla, et Jumal on olemas, Jeesus oli olemas, tegi seda, mis seal kirjas on ju, aga ma ei usu kõiki neid ümberkaudseid mingeid väärakaid asju, mis sinna juurde on mõeldud. Et ja teine asi too veel mõni näide, ma tahan veel kuulda. Veel mõni näide. Ma pean mõtlema, kõige rohkem ongi mulle pinda käinud siuksed asjad, näiteks üks inimene visati kirikust välja sellepärast, et küsimus oli, kas päästet saab kaotada. Nagu sellest ei ole, siuke asi nagu pääste ei ole nagu isegi piiblis kirjas. Nii et hakka nüüd vaidlema, on ju. Et see on tegelikult juurde loodud kontseptsioon sellest, et tänapäeva inimene saaks aru, mida ta teeb, kui ta ristimisele läheb, siis on need kaks asja, päästepalve ja ristimine lahku löödud. Kuigi vanasti see oli üks ja sama asi. Et noh, siis nagu hakkame nüüd vaidlema, on ju. Tegelikult algusest peale on nagu meie rituaalid olnud valed. Ja no kogu see liturgiline osa seal, et teeme nii ja teeme naa ja lihtsalt kombed, on ju. Ja kui sa küsitled neid kombeid, siis tekib probleem. Et siuke asi mulle üldse ei sobi. Aga kus koguduses sa käisid või kus oli nagu siuke vana old age-ika stuff mulle tundub ka? Ei olnud. Mina kasvasin ühes vabakoguduses nii-öelda üles, on ju. Seal oli lõpusaid asju ka ja nii edasi, aga näiteks pastor oli täiesti egomaniak. Siis ma ei tea, kas ma hakkan nimesid siin nimetama, pärast tuleb siin nagu hullu. Aga no näiteks kõik on kuulnud seda lugu, kuidas pastorid vägistavad poisse, on ju. Ma ei tea, see on nagu, ja see on kindlasti olnud tõepärane, aga nagu fakt sellest, nagu kui me nüüd mõtleme nagu selle piibli ja tõe ja nagu selle peale, siis miks Jumal on süüdi sellepärast, et nagu mingi sitapea ei suutnud oma seksuaalset rahuldust nagu hoida nagu enda tallata, on ju. Tegelikult see usk ei ole see, vaid see on see, kuidas me inimesed suudame sellest nagu oma elus hakkama saada, et tegelikult kas me suudame need patud tuua ja kas me suudame selle võita ja nii edasi, on ju, ja nagu sa ütlesid, nagu ego ja see, on ju, ta peab seda endale kõigepealt tunnistama ju, et keegi peab ta maha suruma ja nii edasi, et seal on nagu suht suur siuke nagu tegelikult nagu võitlus selle kõigega. Aga nagu selles mõttes ma ei ole nii uhuu ka, et ma ei ole nagu tüüpiline kristlane, et kui sul kõik pekkis on, siis lihtsalt palveta, ma ei usu sellesse. Ma usun sellesse, et sa võid palvetada, see kindlasti ei ole halb, aga sa pead ise ka midagi tegema. Et see ei ole lihtsalt nii, et passid kuskil nurgas ja palvetad kogu aeg ja siis mingi maailm muutub heaks või. Nagu elu, kui sa ise midagi ei tee, sa pead ikka samme astuma, loomulikult sa pead samme astuma. Võib-olla selle all mõeldaksegi pigem, et kui sa palvetad, vaata, siis sa hetkes võib-olla sa ei oska teha, vaata, midagi. Siis sa saad selle lootuse, sa saad selle rahunemise, on ju. Ja kui sul tekib see rahunemine, sul tekib see lootus, siis sul tekib ka need arusaamad, on ju, mis sammud sa pead astuma selleks, et nagu sa kuuled seda Jumala häält, on ju. Et loomulikult sa pead astuma, kui sul on mingid tülid või asjad, sa pead ütlema mingeid asju välja võib-olla, sa pead lahendama mingisid probleeme, aga need asjad nagu keeratakse siis nagu heaks, või et see ei pea nagu olema võitlus, see kõik ei pea olema nagu sõda, on ju. Et mida see Jumal teeb, on see, et ta nagu tänu sinu palvele, ta aitab seda olukorrad lahendada ilma nagu sellest sõjata, vaata, et sa võid selle läbi armastusega nagu lahendada, et sa pead. No, see on elu ju, kui sa ei astu samma ja sa ei söö ja joo ja... No kõiki asju ei anna armastusega lahendada näiteks. Kui mingi tüüp tuleb näiteks mu lõue peale mingi püssiga ja ütleb, et ta tapab mu pere ära, siis ma tapan ta ära lihtsalt. Siin ei ole küsimust. No, ma saan aru. Et selles mõttes, et see ei ole nii mustvalge.
ja ei, no kui sul on reaalne olukord ja sa pead ennast nagu kaitsma, ma ei tea, kas mina suudaksin olla nii alandlik ja lihtsalt hakata nagu nutma ja palvetama selle inimese eest, samas ma tean lugusid, kus inimesed on nagu läbi meedia siis on kajastatud neid lugusid, kuidas on niimoodi käitutud ja see on toonud nagu hea tulemuse, aga näiteks ju Süürias nagu mhm, tapetakse hästi palju jah, kristlasi nagu lihtsalt, sest nad on kristlased, no sa ei saagi ju, sa pead astuma kurjale ongi, vastu, onju. et noh, aga see, et loomulikult ma olen sinuga selle koha peal nõus, et kui sul on sihuke olukord, et sul mingi venelane tuleb, meil on sõda siin, sa pead ta võib-olla enne ära tapma, enne kui sa ellu jääd, siis see on nagu reaalne sõda, aga võib-olla selles ongi kontekstis nagu mõeldakse, et kas sul on nagu vaimne sõda või sa käid nagu reaalset sõda või mis asi seal nagu toimub, on ju see. ja et eks siis kristluses on ka olnud ju palju sõdasid ja sõdu on ju võidetud, on ju, et see muidugi on. jälle ei keela, on ju, seda kohta. Jaa, seda küll jah. Aga no ja siis viimane asi on see, et mind Mhm, huvitabki kõik, mis on nagu võime hakata tšakratest siin rääkima, võime kõigest rääkida, aga see peab mahtuma nagu, minu eesmärk on leida nagu terviklik pilt meie kogu kosmoloogiast. Et mis siia mahub sisse ja mis siia ei mahu sisse. Näiteks tšakrad võivad väga vabalt minu meelest olemas olla, sellepärast et meil on ainult 5 meelt, kes ütleb, et 6. meel ei ole nagu mingid energiad, mis float ivad ringi kuskil onju. Et näiteks nahkhiired ju näevad üldse kõrvadega, nii et millest me räägime onju. Et nii mhm. palju asju, mida me lihtsalt ei saa oma 5 meelega kogeda. Ja Ma uskusin väga kindlalt, et tšakrad on olemas ja kui ma tegin seansse, siis ma nagu vaatasingi inimeselt läbi, ma tunnetasin ära, ehk siis mm, kehapiirkonnad, igas tšakra räägib seda, et sul on kehapiirkond ja siin kehapiirkonnas on mingid emotsioonid kinni. jah, et siis sellele on pandud lihtsalt värv ja nimi, on ju. mhm, See oli reaalne, see on reaalne, et tal on see kehapiirkond olemas, seal on mingid emotsioonid kinni, kui inimene tunneb viha, siis testid näitavad, et inimene muutub nagu südamehaigeks, vaata. mhm, Et jah, süda muutub haigeks, on ju. Et see šakra tähendus, kui me võtame selle budismi ja hinduismi sellest ära, siis see on no väga lihtne, see on loogiline, on ju, süütunne, kui me tunneme süütunnet, siis me tunneme seda alakõhus, on ju, see oli sakraalšakraga on ju seotud, on ju. samas, kui me tunneme naudingut ja õnne, on ju, see on sihuke, sul on vaba ja sa tunned ennast vabalt ja sa tahad on ju liigutada ennast ja kõht oli nagu häbi ja kui sa tunned mhm, häbi on ju kellegi ees, siis sa tahad nagu ennast ära peita ja sa tunnedki siin kõhus seda tunnet on ju tugevalt ja puudust, kui sul on nagu stress ja puudus, rahapuudus ja nii edasi, seda on tunda siin kõhus. et need on nagu need tunded või šakrad on lihtsalt need nagu, võta see sõna šakrad ära ja kustata need värvid ära või pigem näe seda lihtsalt, et need on need keha loomulikud inimpärased nagu reaktsioonid mingitele tunnetele, mis toimuvad läbi siis mingi, kui sul on, kõigepealt on mõte, on ju, siis keha reageerib ja siis tekib see tunne ja see tunne tekib siis mhm. kuskil keha osas, on ju. et sa võid selle šakra ja selle värvi ära kustutada ja lihtsalt nagu näha seda inimloogika anatoomiana, vaata. Sa mainisid ise ka vaata, et emotsioonid võivad sinna kinni jääda või vähemalt niimoodi sa nagu Mhm, uskusid. Kas sa usud siiamaani mhm. seda? Pigem mitte jah Ma tead, ikka võib tunda ju, sa võid asju mm,? tunda ja nii edasi, onju, ja aga ma ei tea, ma ei tunne enam vaata neid raskeid tundeid, et nagu mul on läinud nii hästi. Annan au Jumalale selle eest, et mul on läinud nii hästi, et ma ei pea selles raskuses enam olema, aga mul oli mitmeid aastaid, kus ma nagu ma tegelesin oma tšakratega ja oma -hmm. nende asjadega, et need nagu korralikult töötaksid ja nii edasi. täna ma näen, et see on lihtsalt raisatud aeg on ju, mida ma selle alla nii räigelt panin. Mm -hmm, mm -hmm. et nagu ma oleks võinud selle oma tunde ja probleemiga, mis mul siis kuskil keha osas oli, onju, tulla otse nagu Jumala ette, öelda, et no nüüd on see asi, et palun aita, vaata, palun aita mind. ja ta aitab sul selle ära lahendada, mis on see peamine asi, ongi see armastus, see arm, sa saad kogeda seda nii suurt armastust ja nagu rõõmu, et see aitab sul nagu vastu astuda sellele elule ja kõik asjad nagu ära lahendada, ehk siis ta annab selle nagu jõu, sinu elujõu, et need asjad, mida sa pead tegema, need sammud, et need saaksid nagu reaalseks, et see, et sa ainult palvetad, on üks asi, on ju, aga sammud on kindlasti ka teine asi. et need asjad toimuksid. jah, okei. väga-väga põnev.
sul on küll väga põnev lugu ja see ma arvan, et jah, nagu värskendav on kuulda kristlase suust seda, et kõik ei ole lihtsalt, et see on teemant ja ongi kõik, et jah, aga see tavaliselt see vastus tulebki on vaata, kuna neil ei ole vaata seda kogemust, kuidas nad saavad nagu üldse sellel teemal niimoodi noh, nad räägivadki oma nagu oma kogemuse kaudu vaata. Ja kuna neil ei ole seda kogemust, siis ongi lihtne öelda vaata, et see ongi teemant ja see on rünnak, aga sa võidki, noh, tegelikult ongi rünnakuid, meid rünnatakse kogu aeg, väga tihti on ju, meile tekitatakse igast tundeid, häbi, asjad olukordades, kus me ei peaks neid võib-olla kogema ja tegelikult lahendused oleks hoopis midagi muud. aga me ei oska nagu seda armu saada, on ju, kui me palvetame, saame selle armu ja need asjad lahenevad teistmoodi, on ju, ja selle armastuse, aga siis, kui me jääme oma tunnetega ise sinna võitlema, me ei saa iseendaga me ei saa nagu hakkama lihtsalt, või noh, oma jõuga me ei saa hakkama, vaata, et meil on vaja seda suurema jõu abi, ongi selle mõte. Ja sellepärast ma usun ka samamoodi, et meil on vaja, ma olen nii õnnelik, et palju tuleb päästele, palju spirituaalinimesi tuleb päästele, sest mind väga huvitab, milliseks kristlus kujuneb nagu 20 aasta jooksul, sest see ei ole see, millest sina rääkisid, vaid see tulebki nagu seesama energiamaailm tuleb palju rohkem ja see kogu maailm, et see ei ole enam nii üksluine, et teeman ja Jumal ja siis sa umbes oled oma väikses valges mullis, vaata, vaid ma näen ja ma usun, et see avaneb täiesti uut moodi, see kogu usk ka ja inimeste jaoks, et see muutub palju sügavamaks ja arusaamamaks nagu. No loodame, et see muutub, sest noh, mina näen, et see kristlus sureb lihtsalt välja, kui see nagu ei, noh, kui inimesed päriselt mõtlema ei hakka, siis nagu vasti kedagi ei huvita, sest noh, vaata, sa rääkisid kõige alguses, sa rääkisid, et su tunnetus oli see, et sa näed inimeste maskide taha põhimõtteliselt. Ja mina... Ma nägin Jumala loodud, mida ma nüüd täna võin öelda, on see, mida Jumal meid lõi, milliseks ta meid lõi, see on see hing, on ju. Ja siis ma nägin seda maski või seda vale või seda, võid öelda teeman selle kohta või see miski, mis takistas meid ja need ongi need... Aga mina olen nagu selle nagu vastupidist versiooni näinud kogu aeg kirikutes, et nad teevad üli hea näo, aga ma näen, mis selle taga on. Ja see ei ole nagu ilus ja see ei ole see potentsiaal ja see on kõik vastupidine sellele. Ja see on ka nagu see, mis mind on nagu eemale lükanud kogu sellest kambast. Ja see on ülitähtis tegelikult, et sa seda asja oled näinud. Sest nagu Piibel ütleb sulle, et sa pead oma sõbrale rääkima sellest ja su sõber peab venda kuulama, et armastama venda ja sa pead armastama venda, sa pead, kui sa näed, et su vend teeb midagi valesti, on ju, ta võtab endalt elus, sa ütled nagu mingi, et jaa, pane lakka ka, on ju. Et see on veits see sama energia, kui sa oled nagu, et sa jätad seda passimist, on ju. Et see on ülihea, et sul on see oskus seda näha ja see on see, kus sa peaksid seda oskust kasutama, et kuule, kallis sõber, nagu ma tean, et sa võib-olla ei taha halvaga ega sa tahad heaga, aga nagu praegu sult kisub nagu väga vetsa ja ma näen su seda tõde ja ma näen seda läbi. Inimestel on vaja, et neile öeldakse, et mida ma terapeudi nagu töös nägingi, vaata, kui nad tahavad seda, et tegelikult keegi tuleb ja ta tuleb armastusega, ütleb, mis neil on nagu teevad valesti ja suunab nagu, et davai, palvetame selle eest, paneme selle asja korda ja et nagu, ja ta on päriselt valmis seda asja korda tegema, et ma pean tule põlema, ma olen vist suht pimeduses, see ütleb valgus, saabub valgus. Et ja, et nagu, et nii tore on tegelikult, et inimesed tahavad tegelikult seda, et nad tahavad, et asjad korda saaks ja et asjad muutuksid, aga lihtsalt me nagu ei oska seda üksinda ja sellepärast ongi vaja nagu seda sinusugust kedagi, kes selle maski taha näeks ja ausalt julgeks öelda, kuule, no minu kogemus on, et nad ei taha seda. Minu kogemus on, et nad tahavad seda struktuuri, mis praegu on ehitatud, seal on mugav olla ja kui keegi tuleb seda raputama, siis on kohe, et ei, sellega me ei tegele, on ju. Et minu kogemus on see, aga nagu sa pead õppima seda ütlema, vaata, seda peab õppima ütlema. Nojah, vanasti oli nagu see, et kui ma ühes kirikus, kus ma viimati käisin mingi aastad tagasi, siis pastorid ütlesid, et nad kardavad mind, sest ma küsin nagu liiga siukseid küsimusi, millele ei ole vastuseid. Ja nagu... Kes need küsimused pani küsima, kas see olid sina või see oli Jumal, kes paneks neid mõtlema ja liikuma?
no vot, sest kui sa, ma ei tea, no vot, mina ei oska vastata sellele, sest no kui me võtame seda, et Jumal lõi mu, siis ta mm, pani ka mu ajukeemia siukeseks, nagu see on, nagu mm, siis mhm, noh, igal juhul point on selles, et iga kord, kui mina olen üritanud süsteemi muuta, siis inimesed süsteemi sees ei taha muutuda. Ja siis ma tegin oma süsteemi, mis on seesama podcast ja inimesed tulevad ja räägivad ise mulle, mis nad arvavad, kui tahavad teada, mis mina arvan, siis küsivad ka ja mhm. siis leiame tõe sedamoodi välja. Aga nagu siukest institutsiooni sisse minna ja seda muutma hakata, siis mina ei ole näinud, et see on võimalik. Aga kogudusi rajatakse, asju tehakse, sa ei suudagi seda, aga Jumal suudab, onju, sa ei tea, mis tema plaan on. Kui ta on pannud sulle siukse nägemuse, ta on pannud sulle siuksed küsimused, ta on pannud sulle täiesti selle potentsiaali nagu võib-olla muuta seda midagi, seda korruptsiooni, mida paljud inimesed ei oska, ei näe, ei mõistagi, onju. See tähendab, et sus on nii palju potentsiaali, onju, sest tegelikult see ei ole ilmaasjata, vaid see võib olla täiesti vabalt seesama, et võib-olla sa täna sa ei ole valmis mingi kogudust rajama, aga sa ei tea, kus sa oma elu 10 aasta pärast, võib-olla sa 20 aasta pärast, Võib-olla. sa oledki nagu mingi, sa oledki mingi, et fuck it, shit on ju, said Jumala käest puudutatud ja sa oledki nagu, et davai, paneme asjad õigemini nagu tööle, on ju. Et mina usun ja ma näen ja kuulen seda sinu loost, et sul on antud nagu väga suur tarkus ja usk seda nagu võib-olla teistmoodi serveerida ja too aeg, kui sa seda tegid ja olid, inimesed ei olnudki selleks valmis. aga maailm muutub ja ma näen, kuidas tuleb väga palju inimesi kristlasteks ja väga palju New Age'ist ja just seda, kellel on needsamad küsimused, vaata, ja meil on vaja neid vastuseid. Võib-olla too aeg nad ignoreerisid seda, aga tänaseks neid vastuseid on vaja ja meil on vaja nagu tavamaailmas ka eksisteerida ja kuidagi selle kõigega nagu kombineerida, et see ei ole lihtsalt nagu üks suur Jumal ja ainult see, vaid sul on see maailm ja kuidas sa kasutad Jumalat ja Jumal sind kasutab, on ju, selles maailmas. Et see ei ole nagu nii ainult see piibel, on ju. Ei, väga ja äge. Jah, ma saan aru ja minu attitude, minu nagu take sellele on see, et kui Jumal peaks nagu kuhugi mind suunama, siis lasku käia. Et I'm all ears. Aga niikaua, kuni ma nagu eksisteerin siin ja ma ei tunne, ma midagi valesti teen, siis kui mind on nii loodud, minu sees on need asjad, et ma tahan videoid teha, ma tahan nagu nagu neid asju teha, siis ma sellega ka tegelen. Ja mul on suur huvi ka niisuguste asjade kohta, siis ma ka uurin ka nende kohta ja nii ongi. Kui kunagi peaks see muutuma, on ju, siis nii on. aga videod on ju tulevik. Jah, ongi. Sa ei tea, mis on tulevik, mis on kogudused tulevikus, ega me ei tea ju seda, me ei tea seda. Täna me käime kõik kohal, on ju, me teame, klassikaline pastor räägib seal ja tema ei olegi sotsiaalmeedias ja mis koht see sotsiaalmeedia on ju. Aga me ei tea, mis on tulevik ja videod ja nagu ma näen, et välismaa pildis tehakse väga ägedaid nagu videoid, kus räägitaksegi nagu usust, täiesti tavalised kutid ja tšikid teevad. Nad ei ole mingid pastorid, nad ei ole mingid nagu aga neil on väga suur jälgijaskond ja nende mõte on väga selge ja terav ja nagu sihuke julge, et täiesti nagu sihuke hea on vaadata ja tulla. Minu süda samamoodi igatselt, ma tahaks kogukonda, kus oleks veel rohkem siukseid nagu inimesi, kes julgevad nagu tulla, nagu tulevad välismaailmast, on ju, ja nad võivad olla ilusad, võib-olla väga vähe on nagu siukseid nagu kuulsaid inimesi Eestis, kes on usklikud ja teevad ja ma tahaks näha nagu Ameerikas on, ma tean, kas sa tead, on ju, Justin Bieber on usklik ja ta käib mingis ägedas uhkes koguduses ja nagu celebritid käivad seal kohapeal, on ju, lambist, on ju. Miks meil ei ole midagi siukest suurt ja ägedat ja ilusat nagu ja mingi täiesti nagu uut moodi nagu seda asja nagu kujundada, et mitte ainult seda käime nüüd siin. Minu kaks asja siin. Minu meelest Eestis on olnud siuke kogudus ja see lihtsalt lagunes ära. Ja teiseks seesamune Justin Bieber on kristlane ja on suures uhkes ta on ka sitases, eks ta ikka käib sitasest ka läbi, on ju. Ja minu meelest kogu see Hollywoodi crowd, mis sealt läbi käib ja kõik need asjad, et see on väga paljuski, noh,
vot mina jällegi näen seal seda, et see ei ole päris õige asi jällegi. Et Ma olen nõus. noh, Ma vaatan ka talle peale ja ma mõtlen, et tal on see asi seal ikka väga lappes. aga mulle meeldivad just siuksed vennad, kes teavad, millest nad räägivad, näiteks Wesley Huff on üks tüüp, kes on ajalooline põhimõtteliselt. Aga sul vist hakkab pere koju jõudma. Jõudis koju ja kell on 9. Ja ma arvan, meil oli üli palju võtsime tegelikult siin lõpus juba seda mõtet ja teemat kokku ja nagu siukest uut hingamist on vaja ja mis ei ole lihtsalt nagu seesama vennakesed koos, vaid seda uut hingamist ei saagi tulla, kui ei tule nagu uusi maailmavaateid ja uusi pilte ja asju ja nii edasi, on ju, et noored tulevad, võtavad üle ja peavadki võtma ja täiesti uued vaated peavad tulema selleks, et nagu jõuda veel kaugemale, on ju. No loodame. Aga väga tore oli sinuga suhelda, sinuga juttu ajada siin. Ma väga palju küsimusi sain välja küsida, mida mul ei olnud kellelgi teiselt ennem küsida, nii et suur tänu sulle, et sa tulid siia. Ja ma loodan, et sul läheb edaspidi ka kõik hästi ja et sa nüüd elad oma parimat elu edasi. Kindlasti. Mul on küsimus, kas see kinnitas sulle midagi, mida sa oled otsinud, mingeid vastuseid seoses selle jumala ja selle kõigega? No ma ei tea, ma ei oska niimoodi öelda. Ma pean ilmselt seedima seda kõike, aga põhimõtteliselt mis siit kõlama jäi, oli ikkagi see, et on ainult kas must või valge, on ju. Isegi kui sa oled seal musta pool, siis nagu tegelikult see on suht rumal asi, mida teha, sest siis sa võid juba valge võtta, mis on tasuta. Et selles mõttes on nagu huvitav, aga ei, lõpus jah, see, et me rääkisime siin kirikutest, et võib-olla kui asi muutub, eks siis mulle meeldiks, kui muutuks. Aga kui sa ise ei tegutse, samamoodi võib-olla sa ei viitsi tegutseda, aga tead, ülilihtne asi, pane palvesse, nagu ütled davai, on ju, et paps, et ma ei viitsi ise võib-olla tegeleda või anna mulle see jõud, et tegeleda või pane keegi asjasse, on ju, et sa ise näed seda ja koged ja pane asjad liikuma, sest nagu palvel on megajõud ja see paneb asjad liikuma, et kui sa isegi ise alati võib-olla ei ole kõige õigem, aga kui sa sellest palvetad, siis see nagu, sellel on jõud. Et see ainult üliväike, aga suur asi, mida sa saad teha. Ja, jätan meelde. Nii siis on. Aga aitäh sulle. Oota, viimane asi. Okei, räägi. Sa võid teha asja öelda, et ma tulen su kirikusse tagasi, ma tulen tagasi, kui sa annad mulle kiriku, kus ma võin, nagu, kus on see energia, mida sa vaata otsid, on ju. Küll ta teeb seda, vaata. No, okei, ma võin, jah. Aga vaatab seda asja. Ega, vaatab loomulikult. Ja, ei, mul ei ole midagi selle vastu, aga mu usk kirikutesse on lihtsalt madal, ütleme nii. Jah, just. Et pane siis asjad teele ja aitäh sulle, oli väga põnev vestlus. Aitäh sulle ka ja tšau. Tšau.